Nii, aga siis veel kord tervitus kõigile. Mina olen Liia Tammes ja mina tegelen Junior FLL-i ehk siis nüüd siis Discovery Exploreri üritusega juba aastast 2015. Nii et siis juba niisugune 6-7 aastat. Ja aasta-aastalt on neid meeskondi, kellega ma sellele näitusele lähen üha rohkem ja rohkem. Nii et võib-olla siis sellepärast ka Ramon siis otsustas, et ta usaldab selle esitluse ja kõige muu tegemise mulle. Nii, aga mina tahaks nüüd ekraani jagada, Ramon, aga sa oled selle mulle ära keelanud. Videot lubad, aga ekraani jagada ei luba. Nii, nüüd saab. Väga hea. Nii. No. Nii. Ehk siis jah, et olen Robokaru robootikakooli omanik, õpetaja, kokk-kondiiter ja kõike muud, keda vaja parasjagu on. Ja tegelen siis jah, selle sama FIRST-i programmiga juba väga pikka aega ja sellega olema siis kokku puutunud algselt tänu oma lastele. Tänu oma lastele hakkasin ma ka robootikat õpetama ja nüüd siis asi on selleni välja jõudnud, kus ma siis praegu oleme. Nii, aga siis kohustuslik slaid, kõik toredad toetajad. Ja hakkame siis pihta siis asjaga, et mis asi see First Lego League Discovery on, et ma saan aru, et täna meil on siin ka inimesi, kes pole asjaga üldse varem kokku puutunud. Et siis käime teie jaoks need sammud siis päris niimoodi põhjalikult ja algusest peale läbi. Ja kui üldiselt nüüd öelda, siis First Lego League Discovery on uurimuslik programm, mis on mõeldud lastele vanuses 3–6 ja FLL Explorer on programm, mis on mõeldud vanusele 6–9. Ja need programmid on siis välja töötanud FIRST ja Lego Group. FIRST on siis USA üks suur mittetulundusühing, kes siis proovib siis ka laste hulgas tuua siis esile just seda, et nad tegeleks rohkem teaduse, rohkem matemaatika, igasuguste selliste eluliste probleemidega. Ja FIRST siis igal aastal kuulutab välja uue reaalelulise teema, mille siis lapsed oma hooaja siis kujundavad, mille järgi tegutsema hakkavad. Ja siin on siis näha neid erinevaid hooaegu, mis meil siis olnud on. Eestis on olnud väga pikka aega, tegelikult 10 aastat, et siis mina liitusin selle programmiga tegelikult 2014 aasta Think Tanki hooajal. See kuulutati välja 2014, aga kevadel see juunior liigub kevade hooaega, siis 2015 on siis nii-öelda see juuniori ehk siis Discovery Exploreri aeg nüüd uue nimega ja seetõttu mina loen oma osalemist siis 2015 aastast. Esimene aasta oli minul oli siis see, kui see oli õppimisega seotud, sealt edasi on prügirännak meil olnud, on olnud inimeste loomade vaheline koostöö, veeseiklus, kuumissioon. Eelmine aasta oli buumilinn ehk siis kuidas me saame hakkama nende suurte arenevate linnadega ja sellel aastal siis on mänguloojad ehk siis tegelikult liikumine, et kuidas inimesi rohkem liikuma panna, kuidas inimesi toast õue meelitada ja kõike muud selline. Nii, mida tegema peab? Et mõlema programmi puhul, nii Exploreri kui siis selle kuna need nimed on nii uued, nad vanasti olid kõik First Lego League Junior, siis mul on nimetega natuke segadus siin Explorer Discover, et mõlema puhul siis tegelikult lastele selgitatakse ja nad ise siis natuke uurivad seda reaalelulist probleemi, mis siis laste jaoks tegelikult on nagu sissejuhatus sellesse samasesse teadusesse ja tehnikasse. Mida tähendab see uurima probleemi? Nii väikeste laste puhul tavaliselt tähendab see seda, et tegelikult siis õpetaja, juhendaja on siis see, kes neile räägib sellest teemast, miks see meile oluline on, mida on juba praegu tehtud, et seda olukorda paremaks muuta, annab lastele erinevaid vihjeid, erinevaid ideid, siis seda, et kuhu kuidas oma seda fantaasiat lendu lasta ja nii väikeste laste puhul kindlasti on hästi oluline see, et nad oma fantaasia saaksid lendu lasta. Õudselt hea näide oli see aasta, kui oli meil siis kosmose teema, et sealt tuli ikka selliseid huvitavaid lahendusi, et ütleme nii, et reaalelulise probleemiga lõpuks ei olnud enam mitte mingisugust pistmist, aga teadus ju tegelikult niimoodi areneb, et veel 150 aastat tagasi ütlesid ka enamus inimesi, et inimene ei ole võimeline lendama. Nüüd, kui koroona läbi saab jälle lendama hakata, eks ole.
Ja selles mõttes ei tasu nagu ka laste neid lennukaid ja väga fantaasiarikkaid ideesid kohe maha tegema hakata, vaid lastele seda edasi arendada ja natuke suunata küsimusega siis lapsi, et aga mis siis, kui see probleem tekib ja mis siis, kui teine probleem tekib. Nii. Ja lastel tuleb siis disainida, ehitada liikuv motoriseeritud inspiratsioonipakiga kaasas olev mudel. Sel aastal, nüüd kui ma näitan oma väiksest kaamerast siit ka, ma arvan, et seda vist on ka näha. Selle aasta mudelit on näha siin, pärast vaatame selle kohta täpsemat videot. Ja väiksemate puhul siis need, kes lasteaias tegutsevad, nendel on siis, ei ole ta nii liikuv mudel, aga nende puhul siis on kasutuses duploklotsid ja nendel on selline toreda liutoruga mänguväljaks siit võimalik teha. Et see on siis nii-öelda see kohustuslik osa, mille kõik peavad siis ka veel oma siis sellele fantaasiaehitisele siis kaasa panema ja juurde nii-öelda monteerima. Nii, see mudel võib olla mingisugune Lego lihtne masin, on see siis hammasratas, võll, kang, kiige on meil see kõige lihtsam asi, eks ole, mida teha. Ja siis see siis tuleks nii ka sellesse mudelisse panna. Siis tegelikult iseenesest, kui tõesti fantaasia lastel otsa saab ja mitte midagi ei tule kuidagi välja, siis see sama kaasab pandud mudel on ka ju täiesti see mehaaniline mudel, mis töötab ka. Siin on hammasülekanne sel aastal, on rihmülekanne sel aastal, et tegelikult ka täiesti sobib ka ainult seda kasutada, aga tavaliselt, kui lastele klotsid kätte kanda, robotid kätte anda, tuleb sealt kindlasti ka mingisuguseid muid ägedaid asju. Nii, siis üks meeskond peab olema. See alguses tegelikult mainimata jah, et meeskonnad tuleb moodustada, seda saab teha siis sellises keskkonnas nagu Sports for the Mind. Meeskonna suurus on 2–6 liiget. Selle aasta distantsiga seoses me kõik vaatame ja mõtleme, kuidas asi olema saab. Esituse lõpus natuke räägin ka, kuidas ma eelmine aasta lahendasin selle probleemi, et siis saab sealt nagu võib-olla ideid. Aga jah, et siis see meeskond tavaliselt, siis kui me oleme saanud kokku meeskondadele näiteks enda ühtse meeskonna tunnetuse tekitamiseks on tehtud näiteks meeskonnale ühtsed särgid või lapsed on ise meisterdanud mingid pead katted oma meeskonna nimega näiteks kuidagi seal olid, meil on nõidade meeskondi olnud ja meil on seal olnud mingisuguseid superkangelasi ja on ka näiteks koolimeeskonnad olnud, kellel ongi koolivorm näiteks seljas, et tulevadki sinna ühtse meeskonnana oma kooli esindama. Nii. Lisaks sellele, et on siis see mudel on tegelikult ka First Lego liigil sellised asjad olemas nagu põhiväärtused, ehk siis see, kuidas me omavahel selles meeskonnas suhtleme, kuidas me suhtleme teiste meeskondadega, mida me peame oluliseks, et lasta arendada üldse. Ja need põhiväärtused on siis see, need, mida ka lastele peab tutvustama ja millest lapsed peaksid aru saama. Ja nad peaksid oskama ka natuke seletada, kuidas nemad neid põhiväärtusi oma selles töös siis ja oma mudelite ehitamise kõiges sellest siis kasutavad. Ja loomulikult see üks põhiväärtus, kõige toredam, mis kõigile lastele alati meeldib ja mis on kõige viimane, on see, et meil peab olema lõbus. Et kõike seda tehes ei pea olema niimoodi, et hambad ristis, ma pean selle asja ära tegema, sest ma ei tea, ema käskis, kasvataja ütles, õpetaja ütles, vaid tegelikult see laps peab leidma sealt sellest üritusest siis endale ka selle toreda prääniku, mis paneb teda siis nii-öelda liigutama ja teeb talle selle asja nagu lõbusaks ja vahvaks. Nii, ja põhiväärtused on siis siin tegelikult meil reas ka. Et nad on natukene selles mõttes raskelt sõnastatud, ma olen nad võtnud suuremate sellest üritusest, aga nad tegelikult samamoodi kehtivad väikestele. Väikestel on need põhiväärtused natuke lihtsamalt lahti seletatud olemas ka teadlase töövihikus, sellest räägin ka natukene aega hiljem, et sealt saab siis lastega koos uurida ja vaadata neid põhiväärtusi juba vaiksematele arusaadavamas keeles, aga täiskasvanud puhul ma tegelikult hea meelega näitaksin neid siit, et siis tuleb see asi nagu natukene paremini võib-olla välja. Et see kõige olulisem esimene põhiväärtus ongi see avastamine, uurimine, et sa saad selle töö käigus endale uusi teadmisi, saad uusi oskusi, et sa arened selles, et ma olen, nagu see ütlus on, et ma olen parem täna, kui ma olin eile ja olen homme parem, kui ma olin täna. Et see ongi juba selle avastamise ja uurimise see põhiline alustala, et see laps areneb, et ta saab midagi paremini teada, paremini oskama, et kui ta oskabki välja tuua selle, et nüüd ma enne ei teadnud, mis on hammasülekanne, aga nüüd ma oskan ja tean, mis asi on kiirendav, mis on aegustav hammasülekanne, siis see on juba väga hästi. Ta on midagi avastanud, ta on midagi uurinud. Või ma sain sellel hooajal teada, miks pärast on ikkagi see liigutamine väga oluline minu jaoks. Et ka jälle, ta on midagi enda jaoks teada saanud. Siis innovatsioon uuendamine. Ja see on nüüd see loovuse pool.
et ma olen loov, ma lahendan selle probleemi, mis mulle ette antud on kuidagi teistmoodi. Ma olen sihikindel, ma jätan oma tööd pooleli ja ma jätkan oma tööga ka siis, kui mul võib-olla vahepeal raske on. Et ma ei jäta midagi oma meeskonda ripakile, eks ole, et see muidugi on ka selle meeskonnatöö osas, see läheb juba sisse, et siin saabki nagu lapsele selgitada ja lahendada siis nagu neid selliseid tema jaoks võib-olla esialgu raskena tunduvaid ülesanded, et ongi, et miks ma ei jäta asju pooleli, miks see minu jaoks oluline on. Nüüd mõju on see, et see, mida sa nüüd teada oled saanud oma avastamise uurimise käigus, kuidas sa seda teistega jagad? Kas see, mida sa teada said, on sind mõjutanud? Kas see on mõjutanud sinu perekonda? Kas see on mõjutanud sinu rühma ja sinu rühmakaaslasi? Et kuidas sa kasutad neid oma teadmisi, et muuta endast ümbritsevat paremaks? Et selles mõttes siin on jälle prügirännaku oli hästi hea tuua näiteks seda maailmakoristuse päeva lastele või siis seda Eesti koristamise päeva, et ongi, et mina siin praegu ise lähen koristama, annan oma panuse sellega, et ma tean, et prügi koristamine on vajalik, ma olen sellest teadlik tänu sellele programmile ja ma muudan maailma paremaks, räägin teistega, miks pärast prügi maha loopimine ei ole aga hea ja seeläbi muutub tegelikult kõik mind ümbritseb siis paremaks ja ma mõjutan seda oma tegevusega. Kaasamine siis tähendab seda, et kuna see töö on meeskonnas, siis ükski meeskonnaliige ei tohi jääda kõrvale jäetuna. Igal meeskonna liikmel on mingisugused tugevad omadused, mingisugused nõrgad omadused ja meeskonnana te saate aru sellest, et võib-olla tema ei olegi nii hea ehitaja, aga samas võib-olla ta on suurepärane rääkija, kes suudab seletada ära asjad, miks me ehitasime, kuidas me ehitasime. Ja kui te meeskonnasiseselt oma infot jagate, et lapsed tegelikult loksutavad selle paika, et kes mida väga hästi oskab ja nad saavadki välja tuua, et vot näed, Jaan on väga hea ehitaja, samas, eks ole, näiteks Liisa oli suurepärane programmeerija ja Uku on nüüd meil see mees, kes kõigist sellest asjast rääkida oskab. Ja sellepärast siis see niimoodi lastele ka seletada, et kõik ei peagi kõiges väga head olema ja ei tohi ka olla nii, et keegi teeb kõik teiste järjest ära, et sa ei oska seda ja sa oled nii aeglane, et anname kõigile aega selles mõttes selles projektis siis ka leida see oma isiklik tugevus ja sellega siis nii-öelda edasi minna selle projekti raames. Ja me saame aru, et mõni on aeglasem, mõni on kiirem, et me alati siis üritame meeskonnana seda kõike austada ja üksteist mõista. Ja see meeskonnatöö siis ka, eks ole, et ongi täpselt see, et koos töötades me oleme tugevad, et kui üks lükkab kõik meeskonnaliikmed kõrvale, ütleb, mina teen teie eest kõik ära, teie ei oska, teie ei saa, siis tegelikult see meeskond ei jõua oma tööd sugugi nii kiiresti valmis, kui see, et me jagame oma meeskonna siselt oma tööd ära ja samal ajal saab mitu inimest teha erinevaid asju ja me tuleme kokku ja siis saame tõesti tutvustada, et see asi liigub niimoodi meeskonnas töös palju kiiremini ja saab palju paremini valmis. Ja no loomulikult siis see viimane meeskonna põhiväärtus, eks ole, et lõbu meil peab olema lõbus, me naudime oma tööd, kui me saame mingisuguse asjaga valmis, siis me tähistame seda, kas siis innustame, kiidame üksteist, patsutame õlale, et vot, sa oled tubli, hakkama said või on mingisugune vahepunkt, et vot me nüüd ehitasime mudeli valmis, siis ma ei tea, mina olen vahest toonud tundi küpsiseid seal või kommi näiteks lastele, et vot, te olete tublid, te saite hakkama, nüüd liigume siit edasi. Et see niisugune premeerimise pool on nende jaoks ka väga tähtis. Nii. Aha, nõuded mudelile. Kui te ehitate seda mudelit, siis kasutada tohib ainult Lego poolt toodetud juppe, et ütleme, kui tahaks teha laeva ja laevale paberist purjeid, siis see ei ole kõige parem variant. Et siiski proovige siis leida ka mingisugune muu variant purjede tegemiseks, et kas on siis Lego omad purjed või on siis ehitada Legodest need purjed, et kõike selliseid asju on võimalik teha. Hea oleks, kui te ei tuleks valmis juhendiga, et ainuke, mis tuleb valmis juhendiga, on siis seesama Lego poolt antud disaini või see inspiratsioonimudel, aga see, mida lapsed ehitavad, see võiks olla siis selline, mis tõesti on nende enda looming. Kui jällegi, kui mitte midagi ei ole võimalik, no ei tule see idee kuskilt esialgu. Andke neile näiteks videos on ka seal nii-öelda inspiratsiooni lehekülg seal selle lambi pirniga on ta tähistatud selles äpis, et sealt alt andke neile mingisugune ülekande selline asi sealt ette ja lased siis ise ehitavad sinna peale mingisuguse asja näiteks. Et see on ka üks variant, et tõesti ei oska, ei saa, võib-olla nii väiksed veel, et ei tule selle peale, et kuidas midagi ehitada. Aga samas ma julgustan ikkagi, et ärge alahinnake lapsi, natukene nendega koos arutleda, natuke võib-olla mingisuguseid asju selle ette näidata, mängida nendega koos nende klotsidega
ja need mudelid tulevad. Mudeli juures peab midagi liikuma, olema motoriseeritud. On see siis kasvõi tõesti mingisugune koer, kellele on pandud selja peale mootor ja seda saba käib seal ringi, eks ole. Ka see on liikuv asi. See ei tohi lapsi nagu väga siis sellepärast öelda, et kuulge, tehke midagi ägedamat ja see on nii imelik ja see ei sobi. Et kõik asjad, mis mootoriga liiguvad, tavaline propeller, saba liputav koer, kõik lähevad arvesse. Et see ei ole selles mõttes võistlused, kes teeb kõige ägedama asja. See on meil näitus ja näitusel on kõik väga hästi, kui sa tuled ja osaled juba. Ja nagu siis rääkisin, eks ole, lihtne masin, ramp, kang, ülekanne, rihmaratas, hammasratas, kõik muud siuksed asjad lähevad arvesse. Mul ei ole praegu seda raamatut, aga tegelikult on eesti keeles ka ilmunud üks siukene, ma näitan formaati vähemalt, millises formaadis ta on. Üks raamat, umbes sellises formaadis on ta, tal on siukene papist kast taga, kus on kirjas siis lihtsad masinad. Et seda saab kasutada näiteks ka, sellel on hästi seletatud need lihtsad masinad laste jaoks ka ära, et seda võiks näiteks kasutada siis näiteks lastele seletamiseks ka. Ja see mudel, mida ehitatakse, peaks mahtuma mõõtmetesse 38 × 38 cm, ehk siis see on see kõige suurem Lego plaat. Samas nüüd on Legol kaasas sellised alusplaadid, mis on suurusega 16 × 16 nuppu. Et põhimõtteliselt, kui neid omavahel niimoodi kõrvuti panna, need on nii suured, kui nüüd jälle kaamerast on näha, et kui neid kasutada, siis neid on ka 6 tükki seal kastis olemas, et panete kõrvuti, siis saab nendest ka juba sellise päris toreda aluse. Aga kui te plaanite oma mudelit ehitada, siis kindlasti jälgige, et need on siis ehitatud nende väiksemate plaatide peale niimoodi, et seda saab transportida. Muidu kukuvad need asjad, kipuvad kokku kukkuma. Siis tehke kas näiteks iga plaadi peale eraldi seisab mingisugune asi või pange sinna veel üks suur alusplaat alla, et see asi ei hakkaks niimoodi mängima ja kukuks laste ehitused kokku. Nii, inspiratsioonimudel. Sellel aastal siis on Exploreril ehk siis 6–7, siin on peaaegu sellest, kui panete tähele +7, Eestis on ka 6, et 6–9 aastastele mõeldud komplekt ja väiksematele siis on see duplokomplekt 4–6 vanusele ja Eesti lapsed on lihtsalt nii palju tublimad, et nad saavad varem juba väiksemate legodega hakkama ja neid saab siis tellida Ramoni kaudu sellest samast Sports for the Mind keskkonnast. Et registreeritakse sinna ennast ära ja siis saab sealt juba valida, et millisesse kohta, kui palju ja pärast näitan seda lehekülge ka. Nii. Ja siin on siis erinevaid näiteid nüüd sellest inspiratsioonimudelist. See on aastaga oli inimeste loomade koostöö oli teemaks ja siin oli siis inspiratsioonipakina oli vaja lastele ehitada valmis selline mesilane ja mesilastaru. Siin on siis all nurgas paremal näha see mesilane siukse rõngaga. Teda ühest kohast teise tõsta ja kõik see, mis siin ümberringi on, et ma näiteks siin servas näen ühte lehma, mul on niisugune tunne, et siin on lapsed teinud ise klotsidest lehma, on puunad, siin on torn, kus on Eesti lipp ilusti, et nad saavad ise pärast rääkida, mida nad selle mudeliga siis mõelnud on. Nii, siin on Tammsalu lapsed, kes on teinud ka mesilase ja siin on ka näiteks näha, et see mootor on tegelikult siin all selles rohelises kastis peidus, selle otsa on lihtsalt pandud üks ristvõll, mille otsa on ehitatud mesilane, mis käib lihtsalt ringi ratast. Ja see on liikuv asi, liikuv element, täiesti sobib väga hästi ja kõik on väga hea. Nii, siin on nüüd natukene keerukam süsteem ja nagu te näete, siis siin on tegelikult kasutatud nüüd 2 asja, on siis Video 1 ja on kasutatud ka siis seda akupakki, mina nimetan seda akupakiks, siis sinna saab panna siis patareid või siis laetavad akud sisse ja sellega on ühendatud siis mingisugune mootor veel, et ei ole piirangut peal, et mul peab olema kindlasti üks mootor. Kui teil on võimalusi, võite panna ka mitu mootorit platsi peale tööle. Et mul siin mõned meeskonnad ongi, et on lihtsalt nii vinged leiutajad koos olnud, et olen siis organiseerinud 2 mootorit platsi peale. Nii, siin ka näitan jälle see liikuv asi on tegelikult hästi lihtne siin, et see mesilane tõesti on lihtsalt pandud mootori külge ja käib ringiratast. Nii. Mis on lubatud kasutada? Millega mudelit liigutada saab ekraani peal? Mudelit saab liigutada meil ka siis Video 1 või Video 2 komplektidega. Võib seda kasutada siis sedasama Power Functions akupakki ja mootorit. Tegelikult ka teised mootorid on lubatud, mitte see M-mootor, et kõik mootorid, mis siis Legol on. Ja nüüd siis ka on välja tulnud see Spike, et kuna see Spike on
kasutuses ka 3. klassi tundides, kus lapsed on 9-aastased juba, siis mina panin ta sisse ja Ramon on meile andnud ka tegelikult loa seda kasutada, et kellel on niisugused suuremad lapsed, atsakamad lapsed, kes juba seda Spike'i kasutavad, aga veel Robotexile ja First Ego League'i suuremate võistlusele minna ei julge või ei saa, siis täitsa vabalt võite tulla tegelikult ka siis teha selle kastiga oma töö ära, et lapsed saavad ehitada, neil on tore ja lõbus ja neil on ka näha, et nende tööd hinnatakse ja nad saavad seda siis tähistada sedapidi. Nii, mis veel tegema peab? Rääkisime ka sellest, et on projekt ja tuleb siis mingisugust probleemi lahendada. Ja siin on üks näide nüüd siis sellest probleemi lahendusena valminud plakatist. Plakat on siis ka üks osa sellest meie näitusest. Plakati peale kirjutatakse ja pannakse siis pilte oma meeskonnast ja siis kirjutatakse seal lahti oma probleemi lahendus ja kirjutatakse natuke ka robotit. Siin on nüüd üks hea näide sellest, mismoodi lapsed on seda ise teinud. Igaüks on ise kirjutanud oma kirjavigadega. Mina ei ole oma laste plakatite peal kirjavigu ka kontrollima hakanud. Kui ma olen midagi näinud, et siis ma olen öelnud, et siin on valesti, kui ta seda ära ei paranda, ma teist korda ütlema ei lähe, sest see on laste töö. Olen näinud olukordi, kus vanemad on võtnud selle laste plakati tegemise täiesti üle. Ka selle koha pealt, et nad lausa kleebivad laste eest, kisuvad juba kleebitud pildid lahti ja ütlevad, et ei, see ei ole hea koht, paneme kuskile siia, siis on kujunduslikult ilusam. Seda ei tohi teha. Kohe kindlasti mitte, sest endiselt meil on esimene reegel on see, lapsed teevad kogu töö ise. Kui nad kleebivad või lõikavad kõveralt, kui nad kirjutavad kirjavigadega, siis nii see on ja see on see koht, millest nemad õpivad. Et see on hästi oluline meelde jätta. Nii, plakatile nõuded. Need on sellised, mina võtan seda selles mõttes natuke loomingulisemalt jällegi, et ma näitan seda pilti küll lastele, et näed sa siia poole paremasse serva, paned sama meeskonna asjad kirja, eks ole, et paned oma nimed ja kes mida tegi näiteks või kellele midagi meeldib teha, kes kelle kirjutate oma projekti kohta, eks ole, kuidas te programmi tegite, need lahendused ja teisele poole siis panete, mis te projektist õppisite ja nii edasi. Aga samas see on nende jaoks soovituslik. Kes tahab, võib selle järgi teha. Mõni hakkab lihtsalt ülevalt plakat sellest pihta ja läheb alla välja. Ja see on täiesti okei. Miks pärast on plakat niimoodi jaotatud? See on lihtsalt puhtalt selles, et Ameerikas müüakse sellist plakati alust, mis ongi juba 3 murtud ja selle tõttu ta selline välja näeb, aga ma mõtlen, et kuna meil võib täiesti vabalt olla ka A3 näiteks mingisugune paberilehtse, siis voltige ja tehke seda, kuidas tahate, peaasi, et ta laua peal teil seisab, kui ta oma esitust tegema hakata või saate kuskile seina peale teibiga panna. Nii, siin on ka nüüd näidatud seesama üks plakat. Siin on juba niimoodi üritatud teha asja niimoodi viisakamalt, et nagu näha, siis osad tekstid on välja prinditud ilusti, eks ole. Et ka sedasi võib teha, see ei ole keelatud. Vabandust. Aga et endiselt, et mina näen seda, et hästi äge on, kui lapsed on selle plakati ikkagi ise teinud. Et see väljaprintimise koha pealt ei ole probleemi. Ei ütle keegi selle kohta midagi halvasti, et nii teha ei tohi. Lihtsalt võib-olla lastel jääb see töö vormistamise kogemus natukene väiksemaks, aga see on puhtalt minu isiklik arvamus. Nii. Ja siin on siis need plakati suurused. Miks plakati suurus veel lisaks selliste mõõtmutega on, et nagu te sellelt eelmiselt fotot näete, eks ole, et ta peab mahtuma selle kooli laua peale ära, et kui meil reaalselt näitused toimuvad, siis ühele meeskonnale antakse üks koolilaua suurune plats tavaliselt, kus ta saab oma mudeli panna, kuhu ta mahutab oma tahvearvuti või arvuti, mis siis seda programmi käivitab ja kuhu siis mahub ära ka see plakat. See plakat võib mahtuda laua peale, aga ta võib kinnitada sinna laua ette või kui hästi läheb, see on sul tagumine sein, kuhu saab seda plakatit panna. Aga jah, väga palju suuremaks ei tasu seda teha, sest et siis lihtsalt on selle plakati mahutamisega väga raske ja meeskonnal võib olla keeruline seda plakatit siis kellelegi näitama, tutvustama hakata. Nii, ja siin on siis veel need plakati näited, eks ole, et kuidas kui värviliselt, mismoodi, eks ole, et see on juba täiesti meeskonna oma teema, et näiteks kooli puhul ka mina olen lasknud, et ma olen paar tundi näiteks tutvustanud seda teemat ja siis olen öelnud, et kodutööl nüüd igaüks leiab selle teema kohta nüüd ühe pildi kodust ja prindib välja ja toob kooli. Et pildid on tavaliselt igal lapsel erinevad olnud, korduvaid pilte on väga vähe olnud
ja siis me valime meeskonnas näiteks välja, et võt näed, see on äge pilt, see on äge pilt, eks ole, et need kleebime siis plakati peale, mõnikord panevad ka kõik oma pildid plakati peale, mõnes pildis võib-olla lõigatakse mingi detail välja, ja siis kõik lapsed on selle plakati meisterdamiseks midagi teinud. Nii. 2019 hooaja buumiline ehituse andmed on mul endiselt olemas. Ramon vist eelmise aasta, kuna eelmine aasta meil kevad juba läks niimoodi, nagu ta läks, siis neid andmeid on vist natuke keeruline koguda, aga viimane reaalselt kokku saadud üritustega hooaeg nägi siis see üle maailma välja selline, kus meil oli üle 7000 meeskonna, millest siis 40 000 last vanuses 6–9, meil oli lausa siis 5–9, sest sel ajal veel buumiline juba oli, aga meil on ta endiselt veel piloodina, on siis see lasteaedade tuploprojekt, et arvatavasti järgmine aasta siis me saame seda juba mitte enam piloteerida, vaid me saame seda juba hakata tegema seda juba ka suure võistlusena või näitusena. Ja Eestis siis oli ta üle 200 pluss meeskonda siis Eestist, ehk siis tegelikult meil toimus kokku 4 üritust Tallinnas, 3 üritust Tartus, Rakkes oli üritus, Saaremaal oli üritus, Tallinnas oli tegelikult veel, Laagris oli 4 üritust, aga Tallinnas oli veel omakorda ka Natalja tegi ju ka veel. Kas Natalja, sa oled vist praegu siin, ma korra nägin, et Tallinnas teie tegite 3 üritust vist. Oli nii. Et selles mõttes neid meeskondi oli hästi palju, huvi on hästi suur. Ja mis veel on siis see 2019-2020 hooajaga eriline oli siis see, et üks Eesti meeskond läks esimest korda ka siis World Festivalil, mis toimub Ameerikas. Et siin pildi peal tegelikult on nüüd 2 meeskonda, et World Festivali 2 liiget on siin esireas, siis üks selline hallipluusiga noormees, siis lillekene siin kõige esimeses reas. Et nad olid mul isiklikud lapsed, kuna mu suurem poeg on siis meeskonnas, kes läks ka World Festivalile ja niikuinii oli kõik koos minek, siis otsustasime, et teeme selle triki ka ära, vaata, mis loom see World Festival siis ka väikestel on. Ja tegelikult võimalusel soovitan, kui on võimalus, kui meil piirid lahti lähevad, siis kui on selliseid vahvaid lapsi, kes ei pelga suhtlemist, isegi kui nad inglise keelt ei oska, siis ma võin öelda, et selles meeskonnas ei osanud mitte ükski laps inglise keelt. Kui nad sealt tagasi tulid, siis oskasid juba nii palju, et can I have this candy, can I have this pen ja hello ja kõik muud sellised asjad tulid ka juba lõdvarammega, sest 2 meeskonna liiget selles meeskonnas ei käinud sellel momendil veel kooliski. Ja 3. oli siis 2. klassis. Et see on lastele väga äge kogemus. Ja võimalusel jah, et kui näiteks keegi suurtemate meeskonnades siis läheb suurtega võistlema, siis võtke väiksed kaasa, kui teil vähegi võimalust on, et see on nendele väga-väga äge elamus. Ramoniga tuleb muidugi enne läbi rääkida. Nii. Ja kui nüüd näiteks tunnis ka hakata selleks ette valmistama selleks hooajaks, siis esimene ülesanne, mida mina tavaliselt lastele siis annan ka, on selle hooajaga seotud selline hästi üldine tegevus, et mõtle näiteks 5 minutit, mis on sinu lemmiktegevus või liikumismäng, mida sina armastad mängida, et siin võib ka nüüd chati siin visata kiirelt, et mis on kohe see esimene, vot seda ma tahaks mängida, see on nii äge, mulle see meeldib. Et vaatame, mis siit chatist tulema hakkab. Nii, keegi ei julge kirjutada. Näe, kes aias, väga hea. Tibutantsuga on teine teema. Tibutants on First Lego League'i Eesti tunnustants. Uka on seal, jah? Ja Uka, küla, ma näen, ma võtsin chati endale lahti. Et selles mõttes see on nagu selline asi, mis paneb lapsed nagu juba esimesena mõtlema, et midagi tuttavat nende jaoks on nagu, mis seostab kohe ära, et liikumine, need kulli mängides ma ju ka tegelikult liigun või kui ma mädamuna mängin, siis ka ju ma liigun, eks ole. Et see annab neile kohe nagu sellise seose selle antud hooajaga. Et kui eelmine aasta oli teemaks oli ehitus, siis ma küsisin näiteks seda, et ütle mulle, mis on sinu arvates kõige ägedam maja sinu kodu lähedal? Et kas see on sinu kodu või on see pood või kus sa tahaksid kõige rohkem käia, siis nad mõtlesid selle, et kas oli lasteaed või kool või mingisugune muu asi. Et see oli nagu see sissejuhatus, nad mõtlesid kohe nagu selle teema peale niimoodi ja neil oli hea nagu seostada seda kõike. Nii. Ja nüüd sealt saab hakata edasi laste käest küsima,
suunavaid küsimusi, et kus me seda mängida saame, milline oleks äge koht, kus me mängida seda saame, kas see koht peaks olema turvaline, kas see koht, kus me mängime, peaks olema erinevates vanustes lastele või see on ainult lasteaialastele või ainult koolilastele või võiksid täiskasvanud ka samal ajal selle kõrval midagi teha saada, eks ole. Kes veel liikuda tahavad lisaks näiteks sinule, kas su ema tahab liikuda, kas vanaema ka peaks liikuma, kas su koer ka liikuma peab, et selliseid suunavaid küsimusi järjest siis laste käest küsides nad saavad vastata ja nad saavad juba ka jälle rohkem sellele süsteemile sisse. Öeldakse, kas see koht peaks olema niisugune, mis ajale vastu peab, et talv oli, eks ehitame lumelinna, jube äge, kõik saavad liikuda, kõik saavad kelgutada, aga kevadeks seda enam ei ole. Et kas sellist asja on mõtet teha või mitte teha, eks ole. Nii. Ja siis nad uurivadki seda, et kus meie kodukohas liikuda saab, jälle saab küsida, et kus sa oled tähele pannud, et kas meil on siin lähedal, kas lasteaias on mingeid ägedaid kohti, kas lasteaia lähedal on, kas on pargis kuskil siin lähedal mingisuguseid kohti, kus kohas liikuda saab. Kas sinu vanemad käivad sinuga koos näiteks rattaga sõitmas, eks ole, miks see on vajalik, kas see muudab sind kuidagi paremaks, kas su emalisal saab olema siis parem, kui nad rohkem liiguvad, et kas see muudab sinu eluviisil tervislikumaks, mis sind motiveerib liikuma, et hästi palju selliseid teemaga seotud küsimusi saab järjest hakata küsima, eks ole. Ja siis saab hakata lastele juba nagu küsima, et aga mis sulle tundub, mis see kõige põnevam siis nendest teemadest on, et mis see probleem on, mida sa tahaksid nagu rohkem, millest sa tahad rohkem teada saada. Ja siis saabki juba sealt hakata edasi täpsemalt uurima ja siis näiteks kui lapsed leiavad, et aga näed, vaat meil ei ole niisugust ägedat liikumise kohta siin või meil, ütleme minu oma kodukohta, mõtlen siin lähim ujula meile on 10 kilomeetri kaugusel ja selle jaoks peaks ole sõitma autoga, sest bussiga ka sinna ei saa. On Sakus, mina ise elan Kiilis. Ja siis ongi, et aga vaat nüüd, et meil ei ole ujulat, tahaksid ägedat ujulat siia saada. Ja siis hakkame fantaseerima, et milline see ujula olla võiks, mis seal olla võiks, et kas seal võiks olla liutorud ka või piisab ainult sellest, kui seal on väikeste ja suurte bassein või peaks seal veel midagi olema ujula juures, et kas äkki ujulas peaks olema ka mingi ronimissein, kas seal peaks olema mingi takistusrada, kas see takistusrada selle aasta teema näiteks ongi, et lapsed ka, et kui te vaatate seda teadlase töövihikut, siis seal on ka, et tehke oma takistusrada, äkki see takistusrada peaks olema basseini kohal. Et kes takistusrada alla kukub ette näiteks. Et neid sellised ideid lastega arutada, et siis saabki ka tegelikult ideid selle kohta, mida ehitama hakata juba. Ja need samad ideed siis ka sinna plakati peale kirja panna, et jälle lapsed saavad juba jooksvalt, näiteks ongi, et esimeses tunnis võtamegi, et vot, mis see meie probleem on, paneme juba plakati peale kirja, et me leidsime probleemi, et vot, meil ei ole ujulat ja me ei saa ujuda näiteks talvel, eks ole. Paneme juba plakati peale kirja, ülejäänud plakat jääb tühjaks. Järgmises tunnis saame kokku hakkama mõtlema, milline see ujula võiks olla. Paneme kirja, et vaat ujulas peaks olema liutorud, siis veel näiteks pildid ka, vot ma tahan, et mul oleks ujulas selline nurk ja kolmas nurk ja et seda plakatit saab ka järgult samm-sammult täiendama hakata. Nii. Ja siis ongi juba vaikselt saab hakata ka ehitama, et ehitadagi selle meeskonna mudeli, kasutada seda inspiratsioonimudelit, teete selle valmis ja seda hakata siis kokku kombineerima, et see projekt ja siis see mudel oleksid omavahel niimoodi seostatavad. Sest see sama projekt, mida te plakati peale arendate, siis tegelikult see peaks olema nüüd siis ka see, mis sinna legodest näiteks tuleb, et see on nagu siis prototüübina saab kasutada siis seda legodes ehitatud asja. Ja loomulikult mõelge kasist välja, laske fantaasia lennata, et mulle siia alla on pandud üks pilt, et kui nüüd tähelepanelikult vaadata, siis tegelikult see väike põder, kes siin on, ei ole mitte ehitatud klassikaliselt legoklotsi nupud ülesse poole, vaid ta on pööratud klotsidest. Et keegi ei keela teha ka seda sama tervet mudelit tagurpidi üldse. Et eriti kui on sellised suuremad lapsed või sellised lapsed, kes ütlevad, et igav ja ma olen juba nii palju ehitanud, andke neile selline väljakutse, ehita tagurpidi. Ja siis on see midagi teistmoodi nende jaoks, äkki see paneb neid siis kaasa mõtlema, kaasa tegema, annab neile sellise intrigeeriva ülesande, mida nad lahendama hakkavad. Nii, ja nüüd see jagamine. Iga aasta tuleb jagada oma teemat ka teistega ja selle jaoks siis ongi abiks on siis see plakat koos selle meeskonna mudeliga ja siis osaleda saab siis kas näitusel või virtuaalnäitusel. Eelmine aasta meil toimus siis virtuaalnäitused, tavaliselt siis päris näitused ja kutsuge siis oma perekonda sõpru seda vaatama ja sellest osa saama. Näitustega nüüd selline lugu. Sellel aastal me selliseid suuri näitusi teha ei saa, nagu meil on tavaliselt olnud, kus me tuleme näiteks Tallinnas siis kokku näiteks Laagrikooli või Tartus saame kokku Ahaas.
Lootus on, kuigi praegu juba anti teada, et aprilli lõpuni me kooli ei saa, et äkki maikuus siis ikkagi asutused ennast avavad ja äkki mai lõpus on võimalik siis midagi korraldada ka. Ja siis saab teha sellise väiksema koolisisese või oma klassisisese ürituse, kus siis ka oma klassikaaslastele või siis rühmakaaslastele näidata, et me tegime sellise asja, igaüks saab tutvustada oma projekti. Võib teha ka videot ja seda videot siis pärast jagada näiteks vanematega või sõpradega, et ka variant. Et siis ongi selle sõnaline osa, et lapsed ka tegelikult siis väljendavad lõpuks verbaalselt, mida nad teinud on, kuidas nad seda asja lahendanud on, et on väga oluline, et suudaksid seda nii-öelda siis seletada lahti, et miks just nii ja mitte teisiti. Nii, ja need samad näituse pildid, et siin on juba selline helge meenutus, et kahjuks pole juba 2 aastat seda teha saanud, aga et siin ongi näha näiteks siin see vasakpoolne pilt ka, et plakatid on siis pandud sinna laua ette ja ilmselgelt see on minu plakat, minu laste plakat, mis seal on, et plakat oli liiga suur ja osa plakatit voltis siis ennast niimoodi sinna laua peale, kõrval oleval laual siis on näha, mismoodi plakat tarjab tegelikult ära siis selle mudeli, mis sinna laua peale pandud sai. Nii et kõik õpivad. Aga lihtsalt lapsed olid suures vaimus, et me tahame hästi suuri paberid saada, sest ma läksin suure rulliga trükikojast, sain trükijääke ja otsast järjest rullist lõikasin ja siis igaüks ütles, ma tahan täites kätega nii pikka paberit saada. Aga no, järgmine kord jälle targem. Nii, ja siin on siis kõrval ka pilt selle kohta, mismoodi siis on seina peale võimalik see plakat panna. Aga mis nende piltide peal nüüd veel oluline on see, et nende laste juures, kui nad selle näitusele tulevad, käivad läbi ka innustajad. Ja Maia ja Diana on teinud väga tugeva aluspõhja nüüd meie hindajatele ja innustajatele, et on loodud selline vahva küsimustik, mida laste käest siis küsida ja mida lastele siis pärast tagasisidena anda. Ja tunnustajad, innustajad, et lapsed saavad siis nendele küsimustele vastata ja hindaja siis märgib sinna tunnustaja märgib sinna siis, et kuidas lapsed siis hakkama said, et alati negatiivset tagasisidet ei anta kellegile, et siis antakse kas konstruktiivset tagasisidet, et vaata, proovige seda veel paremaks teha või mõelge selle peale ka ja mis oli siis positiivne, kindlasti tuuakse see ka välja. Nii. Eelmise aasta näitus siis nüüd juba oli siis selline, kus me kokku ei saanud. Aprillikuus olid kõik kinni ja maikuu lõpuni istusime me kodus ja jõudsime siis kiirelt sellisele lahendusele, et me teeme seda asja kodus ja virtuaalselt. Õnneks siis me nii palju vähemalt mina oma lastega jõudsin, et siis eelmise aasta mudeli me panime tundides kokku, et seda nad inspiratsioonimudelit nad siis nägid. Aga plakatit ja siis ülejäänud ehitist hakkasid igaüks ise oma kodus vaikselt siis nokitsema ja tegin neile sellise töölehe, kus nad siis natukene mõtlesid põhiväärtuste peale, joonisid oma meeskonna logo, joonisid seda linna, kus nad eelmine aasta tahtsid elada ja igaüks ehitas oma kodus valmis siis ka selle oma linna mudeli oma legodest. Nii, et ja lapsed inspireerivad. Et siin on siis näha ka siis see Padleti sein üks, mis meil siis lõpuks kokku sai, et kus siis lapsed kas saatsid, vanemad tegid videod, saatsid sinna üles või siis lapsed pildistasid üles oma tööd ja siis laadisid sinna selle lehe peale, et nii töölehe siis kui ka siis selle valmis mudeli, et siis eelmine aasta tegelikult lõppkokkuvõttes seda meeskonnatööd kui sihukest väga ei olnudki kahjuks, sest kõik olid oma kodudes ja ta oli siis nii-öelda individuaalne töö, aga nad said sellest siiski osa ja pärast me siis tegime ka ühe videotunni, kus siis iga laps veel siis mulle rääkis siis juba täpsemalt, et mida ta oma tööga mõtles, mis ta sinna ehitas, kuidas ta seda kõike lahendas, et siis oli ka siis nii-öelda siis see verbaalne ehk siis seletav osa oli olemas selle näituse juures. See on jälle niisugune helge mälestuse pilt sellest ajast, kui veel sai näitusel kohapeal käia, et kui need näitused siis ka neile, et see ei ole üldse hirmutamise pilt, et tegelikult see on väga äge, et kui näitused päriselt siis toimuma hakkavad jälle meil kunagi helges tulevikus, siis see laste mudelite transport sinna on õpetajapoolne väljakutse. Mina olen transportinud siis ühele näitusele kokku
kokku, kas oli 78 meeskonna mudelit. Banaanikast on selline tänuväärne kast, et sinna sisse mahtusid need asjad enam-vähem ilusti ära. Alusplaat küll natukene jääb seal olenevalt banaanikasti suurest natukene kõveraks, aga me saime sellega ka hakkama. Ja nüüd on siis see koht, mida ma nagu alguses ka toonitasin, et kui lapsed ehitavad, siis proovige neile teha selgeks see, et selliseid väga pikki peeniksi torne ei ole mõistlik ehitada ja sein peaks olema ka selline, mis ikkagi koos püsib, et legoklotsid võiksid ikkagi telliskivisüsteemis omavahel kokku pandud olla. Sest et muidu võib tekkida olukord, kus selle õpetaja transportimise käigus see mudel läheb katki. Ütleme nüüd kevadise näituse puhul isegi siis, kui näiteks lasteaias ehitada ja tahate see näitus teha lasteaiasaalis, ka siis see transport võib osutuda sellele mudelile kergelt fataalseks, kui seal peal mingisugused kõrged peeniksed tornid on. Et jälle niisugune hea lugu lastele, mida ma alati räägin, on see, et mind on reaalselt politsei kinni pidanud, kuna ma sõitsin 90 alas 75-ga, sellepärast tee oli auke täis. Ja siis ma niimoodi vaikselt otsisin seda siledat tee äärt, kuhu pidama saada. Ja kui politsei siis küsis, et miks te nii aeglaselt sõidate, siis ma ütlesin, et ma ei saa kiiremini sõita, sest mu laste mudelid lihtsalt lähevad katkise taga. Siis soovitati järgmine kord sõita siis teeservas, aga teeservas olid veel hullemad augud kui tee peal, nii et ma ikkagi jätkasin keset teed sõitu, aga üritasin siis natukene kiiremini sõita. Aga ja, seda võib lastele öelda, et õpetaja peab saama selle mudeliga just täpselt, et ei ole lapsu võtnud, lihtsalt lähen FL-ile. Et õpetaja peab saama sõita autoga normaalsel kiirusel, nii et politsei kinni ei pea. Nii, nüüd sellel aastal, kui meid lastakse kooli, siis on siis see, et moodustage kuni 6-liikmelised meeskonnad ja mõelge siis seda, mis see inspireerib teid liikuma, mis see on, mis teid liikuma paneb ja milline koht see on, kus sa tahaksid rohkem liikuda. Ja see on siis selline esimene ajurünnak jälle ka, et sul on aega selle jaoks 5 minutit, ärge väga palju andke aega, muidu läheb esimene mõkalaadaks. Kusjuures kõige keerulisem asi, mida meeskonna moodustamisel on teha, on mõelda välja meeskonna nimi. Sellele tavaliselt kulub mõnel meeskonnal vähemalt pool tundi, kui mitte rohkem. Nii, ja nüüd siis see meeskonna kohtumiste abimees. Et meeskonna kohtumiste abimees on selline PDF formaadis fail, mis siis seletab lahti, mida seal tegema peab. Seal on 12 kohtumise info, aga need 12 kohtumist on mõeldud 45-minutiliste tundidena, nii et tegelikult kui selle kohtumistega praegu alustada ka virtuaalselt, jah, see on eestikeelne, siis me saame kenasti tegelikult maikuuks need kõik läbi ja tegelikult täpselt saavad siis toimetama hakata juba ka päris näitusel. Ja kohtumistel on siis ka soovituslik ülesehitus. Ma nüüd vaatan, kas ma seda jagada saan siit. Nii, ma jagan siis share screen ja vot see koht. Nii. Et see on meie siis First Lego League'i kodulehekülg, esileht firstlegoleague.ee ja siin on need 3 nuppu, Discover, Explore ja Challenge. Challenge on see kõige suuremate oma, aga väiksematel on siis see Discover ja Explore. Ma võtan siis praegu selle Explore'i lahti. Selle peale klõpsates tuleb siis lahti siis käesolev hooaeg või infosüsteem. Kui ma infosüsteemi peale klõpsan, jõuan ma sellisesse kohta nagu sportsforthemind.eu. Siia saab siis kas sisse logida või kasutaja luua. Kuna mul on kasutaja olemas, siis ma saan korra sisse logida, ma saan näidata kohe ära, siis ma saan jälle valida, kas First Lego League Junior, Rasmus, siin on vanad või Ramon, siin on veel vanad need samused pildid ja First Lego League. Vajutan selle juuniori peale. Minu meeskondade registreerimine käib siit, lisameeskond, iga meeskonna nimi, meeskonna liikme nimi tuleb siia panna, mis koolist, kontakttelefon, suhtluskeel. Ütleks, kui ma panen siia näiteks robodraakonid, võtan siit robootikakool, mul ongi keel säidetud, salvestan selle ära siia, mul tekib siia siis meeskond ja nüüd ma saan hakata lisama meeskonna liikmeid. Eespool erakonnanimi, kes ta siis on, kas õpiline, juhendaja, fänn tähendab seda, et on lapsevanem, kes aitab meeskonnaga näiteks, kui on rohkem kui 1 või 2 meeskonda, teema ise ei jaksa võib-olla nii paljusid lapsi korraga silma peal hoida, võtke kindlasti kaasa lapsevanemaid. Ja pange nad nii-öelda siis rakkesse, et ongi igal meeskonnal näiteks üks vastutav lapsevanem kaasas, kes aitab siis selle meeskonna. On kellelgi vaja pissile minna, on kedagi kuskilt vaja aidata, siis see lapsevanem on see, kes siis aitab sellise nii-öelda jooksvates küsimustes. Nii, ja kui ma võtan siit näiteks õpilane, eks ole, valin siit välja, näiteks võtan oma isikliku lapse, panen siia ja siit valin talle siis selle
sünni aasta ja kuupäeva ka ja salvestan ära, siis näete, see õpilane tekib siia juurde. Nüüd platse saab tellida siit. Uus tellimus, valite selle, ütlete, palju te neid soovite, 10 kaupa saab tellida. Kui tahate rohkem, siis pead võtke Ramoniga juba otse ühendust, sest et siis süsteem ei lase teile tellida siit nii palju, kui te tahate. Panete ma andmed siia ära ja esitate tellimuse. Igaks juhuks korra kommenteerin juurde, et hetkel ei ole süsteemis võimalikult Discovery komplekti eraldi nagu tellida. Et mõni on lahendanud selle niimoodi ära, et ta paneb kirja enam sinna koguse, näiteks mis iganes 4 tükki, millest siis kirjutab selle eraldi märkuse siis sinna kas arvesaaja juurde või selle pakisaaja juurde, näiteks sulgudesse, et 2 tükki Discovery ja 2 tükki Explore'i. Või siis kirjutada otse mulle lihtsalt, et ma panin küll komplektid 4 tükki sinna teele, aga nendest 2 on ühte või 2 on teiste või siis kõik näiteks on Discovery komplektide. Ja mainin ka selle ära, et kuna Discover on see aasta meil siis piloodina, siis tegelikult neid komplekte meil väga palju ei ole. Selleni ma tahtsin jõuda ka. Nii, aga kui see on siis ka tehtud, siis on nüüd, eks ole, mul on siin meeskonnad olemas, ütleme siin näiteks, ja siis ma saan nad registreerida turniirile. Turniire praegu veel ei ole Ramon üles pannud, aga siia alla siis tekivad turniirid, kas see on siis virtuaalne või on nad mingisugused kohalikud turniirid. Sinna saab siis meeskonnad registreerida. Ja pärast siis selle järgi, siin on näiteks eelmiste aastate, vaatan korra, kas siin on minu meeskond all. No siin on minu meeskonnad, eks ole, neid on mul siin palju ja turniiridel tulemusi meil ei ole, aga võtan siit selle kuumissiooni. Vaatan, kas siit on, sa oled baasi tühjaks teinud, okei. Siis praegu siit ei tea, aga siis oleksin näha meeskonnad, kes millisele turniirile registreerinud on. Nii. Nüüd, kui see osa on siis tehtud, siis nüüd õppematerjalid saavad meil olema siis firstlegolic.ee saavad olema siis siit. Võtan selle Exploreri nüüd lahti ja lähen siis käesoleva hooaja peale. Käesoleva hooaja, nii. Ma vist vahepeal korra hangusin. Nii, tuleb lahti. Käesoleva hooajaga on siis see lugu, et siin on hooajad meil välja toodud. Lähen mängulooja peale. Nii, Ramon, kus kohas on dokumendid? Praegu ei ole veel neid siin. Võta ja üleval. Kuumilinnas on, teises ei ole. Jaa, selles Discoveris ei ole neid. Okei, ma võtan, aga ma olen Explore'is. Siis võiks olla. Võta avaleht korra. Ja käesolev hooaeg. Käesolev hooaeg. Nüüd keri allapoole. Kuhu allapoole? Kui allapoole? Ja keri. Sa oled need sinna pannud, mitte menüüsse. Ma ei ole menüüd teinud, jah. Okei, nii selge. Tee menüüga, siis on lihtsam, ei pea kerima. Nii, et siit saab siis, eks ole, ongi sellised 2 PDF-faili, meeskonna kohtumiste abimees ja teadlase töövihik. Abimees on mõeldud õpetajale, teadlase töövihik siis juba tegelikult lastele. Et kui me võtame siit selle teadlase töövihiku lahti, võtan kohe õpetaja ka, siis on mõlemat hea vaadata. Nii. Siis ta on ilusti üles ehitatud siis sellel põhimõttel, et laps saab siin panna kirja meeskond ja nendel meeskondadel oma ordu siis. Ilmselt, kui sa midagi alla laed või nagu mingit faili lahti teed, siis ta korraks võtab sul selle interneti kiiruse alla, et siis korra hakkab nagu see pilt hanguma. Okei. Nüüd on jälle korras, jah? Nüüd on korras vist, jah. Et jah, siin on kaks meeskonda, nii-öelda siis veel meeskonna sised, et üks on Marko ja teine on Mai meeskond. Et see siis nii-öelda meeskonna sised jagatakse ka siis nagu selle meeskonna abimehe ülesannetes, meeskonnal ülesanded ja pärast saavad omavahel siis suhelda.
ja siin on see väikene sissejuhatus, kuidas me seda asja teeme, eks ole, siis on väike lugu, eks ole, et miks see liikumine oluline on, niisugune koomiksilaadne. On need põhiväärtused siia välja toodud, kusjuures tegelikult ka selle võib välja printida ja pärast selle sama lehe näiteks ka plakatile kleepida, kui soovi on. Siin on erinevaid need inspiratsioonipilte näiteks juba ka olemas, eks ole. Ja siis on juba need leheküljed, kus siis ongi tunni kaupa juba, eks ole, et Miia ja Marko siin arutavad omavahel erinevaid asju, eks ole, et miks see liikumine kasulik on. Ja siin on juba siis, et mida ma siis teen, eks ole, et näiteks kirjutage üles, kuidas sulle liikuda ja mängida meeldib. Joonistage ennast, kuidas te liigute ja joonistate või liigute ja sporti teete näiteks, et siin on kõrval, eks ole, olemas see koht, eks ole, punktiiriga märgitud, et kuhu sa saad teha. Ehitage oma joonise põhjal mudel näiteks, eks ole. Ja siin on siis erinevad ideed, et sa saad mullidesse kirjutada näiteks kasvõi, kui te tahate seda väga akadeemiliselt teha, et saategi need töövihikuid kasutada, siis saategi näiteks täita seda töövihikut, et minu mõte oli see, iga meeskonna liige mõte pannakse kuskile mulli sisse kirja, et siis on kõik teada, eks ole. Ja võib teha niimoodi, et kui on mõeldud sedapidi, et igal meeskonnal on nii-öelda üks vihik, mitte igal lapsel oma vihik. Aga siin võib alati ka variante ise teha, et võib-olla siis mingisugused lehed printida kõigile välja, mõned siis täita koos. Nii ja siin on ka, et tund 2 ja tund 5, et tund 2 on, eks ole, siis see, et esimene tähendab tühja platsi siis see, et kus mitte midagi ei ole peal ja park koht on siis juba see, kus juba tegelikult lapsed hakkavad juba ise siis mõtlema, et mida nad sinna konkreetsesse kohta siis tahavad teha. Nii, ja siis on jah, et erinevad sellised programmeerimise osad on siia välja toodud veel, eks ole, et mida nad selle tunnis saavad juba nagu tundma õppida, et tegelikult on mõeldud ka selliselt siis see töövihik, et lapsed mitte midagi varasemalt ei ole videoga ega millegagi teinud, selle sama nende tundide käigus saavad tutvuda ka siis selle antud komplektiga juba. Et siis ja siin on siis, eks ole, tühja platsi mudel, et see on siis nii-öelda see näidis, et kui see on meie mänguväljak, siis mida sa tahaksid siia siis nüüd teha, eks ole, pärast selle sama mudeli põhjal ehitavad siis oma pargi ja oma asjad siis siia. Ja siin on siis nagu näidatud juba seda, et kuidas siis seda inspiratsioonimudelit kasutada ja mida siis sellega teha. Nii. Et siis, eks ole, siin on piisavalt ka siis neid tühja lehti ja siin on juba siis see plakati kleepimise ja kõige muu kohta siis ka ja siin on siis esitluse ülesehituse kohta väiksed vihjed, eks ole, et kes mida, mille kohta siis rääkida võiks. Et ja siin on õpetajale natuke veel erinevaid asju ja siis on mõned inspiratsioonilood siia taha veel pandud, et mida saab siis ka lastega koos uurida. Nii, ja siin on siis see õpetaja materjal veel lisaks, et õpetajale siis samamoodi, et on räägitud, mida siis millises tunnis teha saaks. PDF-fail laeb miskipärast, kusjuures ta peaks olemas olema juba, aga näed, miskipärast ei ole kohal. Et siin on näpunäited, eks ole, kuidas materjali jagada, kuidas meeskonda jagada, mis asju sul tunnis vaja võiks minna, et sellised checklistid on olemas ja siin on siis ka samad tundide kaupa juba näidatud, et mis küsimusi küsida, suunavaid küsimusi, mida selle töövihikus tähelepanu pöörata kõigele, et kõik see tegelikult on siis nende kahe töövihiku või sellise tööraamatuga tegelikult siis õpetajaks lihtsamaks tehtud ja ära lahendatud, et õpetajad saavad kasutada siis kas või seda, aga loomulikult võib ka teha oma tempos, oma ideede järgi, et näiteks mina kasutan siit töövihikus ainult teatud osasid, et kõike ma näiteks ei kasutagi üldse. Sest on näiteks mingisugused mudelid, me oleme aasta otsa ehitanud programmeerimise ehitamise koha pealt, nad juba on nii-öelda tuttavad nende asjadega. Ja siin on näiteks need samad nii, et siin on need põhiväärtused siis ka juba natukene paremini võib-olla lastepärasemalt lahti kirjutatud, et siit saab siis ka veel inspiratsiooni selle kohta. Nii.
ja siis on meil ideid, ütleme juhendaja jaoks paar mängu veel. Siin on mingid mängukaardid välja printimiseks võimalik kasutada. Ja kogu seda infot siis saab siit sellest firstlegoligi.ee lehekülje pealt. Ja siin on siis ka, siia tulevad ka info näiteks, kui meil reaalselt hakkavad mingisugused üritused kuskil toimuma või ka virtuaalnäituste kohta tuleb siia info, et seda lehekülge tasub siis nii-öelda jälgida lisaks nendele listidele. Ja siis ma tegelikult, nüüd ma loodan, et ta ei hakka mul hakkima, näitaks ära ka need inspiratsioonimudelite videod, 2 tükki, mis Legol siis on, et siit saab siis nagu näha täpsemalt, mida need lapsed siis ehitavad. See on siis see lasteaia komplekt. Nii. Ei saada. Nii. Tundub, et tänane üritus ja millegipärast ei taha mulle näidata seda internetiga koostööd teha või on lastel veel siis nii, lastel on vist videotunnid mul täna. Eelmine kord, kui ma videosid näitasin, siis lastel videotund enam ei olnud. Nii et seetõttu võib, ma proovin korra uuesti mõtta, kas ma saan. Ai, nüüd vist ikka jagab. Nii. Nüüd on ikkagi ekraan vist ikkagi näha, sest ma ikkagi share'in veel. Nii, nagu sealt videost näha oli, siis tegelikult on Discoveril kaasas ka selline alusmatt. Ma näitan siis seda oma ekraani pealt siit läbi kaamera. See on selline suur matt. Teine pool on nagu First Lego League'i see suuremate võistluse matt. Et siia peale siis saab oma nii-öelda selle keskkonna ehitada. Siin on ka selline väike koomiks lastele, mille pealt saab jutustada, eks ole, et mida me õues teeme, miks me teeme, miks see meile kasulik on. Et seda saab siis kasutada nii-öelda lastele ka inspiratsiooni jagamiseks. Ja siis ma ei tea, kas ma julgen seda teist videot näidata või? Et siit samast tegelikult siis sellest First Lego League'i kodulehekülje pealt saab need samad videod siis ka ise läbi vaadata. Ma arvan, ma ei hakka igaks juhuks oma interneti traumeerima siin praegu rohkem, et aga ta täiesti on siin olemas, saab pärast vaadata. Et ma võin teda näidata siin nii-öelda reaalselt oma kaamerasse. Lõpetan selle jagamise siis praegu ära. Et ma võin teda näidata siis kaamerasse, et see on siis selline 3 osast koosnev asi, et tegelikult teda saab niimoodi lahti võtta siit. Ja siis kui kokku panna, siis tegelikult ma saan teda kasutada ka ilma mootorita, et esialgu näiteks, kui ongi, et ei ole mootorit kuskilt võtta, ma saan täiesti vabalt võtta ja vändata siin ja siin taga on siis see liikuv selline hammasülekanne latthammastega, et siis see liigub meil siin liigub üles alla ja kui ma tahan siis panna ta tööle nii-öelda mootoriga, siis ma teen selle mootori ploki osa siia juurde ja ühendan selle ära ja siis ma saan juba ta panna siis mootoriga. Ma praegu pean küll väntama, siit teisest otsast mootor praegu ei tööta, aga raskemaks läks küll, et ma niisama enam väga ei vänta teda. Mis on veel kaasas pakis, on sellised 16 klotsi. Mina olen selle klotsi andnud siis igale meeskonna liikmele, kes võistlusest osa võtab või näitusest osa võtab, oleneb siis, kas on suuremad või väiksemad. Et nemad saavad siis seda kasutada kuskil oma võtmehoidja peal või siis ka selle medali peal, mida me siis pärast selle näituse lõpus kõigile lastele jagada saame. Nii, võtan siit uuesti, nüüd omab selle lahti. Nii. Ja need on siis nii-öelda siis need materjalid, mida õpetaja siis kasutada saab. Nii, aha.
Hästi oluline minu jaoks on see meeskonna kohtumiste abimehel, kui on need 10-11, kus me hakkame plakatit siis kokku panema juba lõplikult ja kus nad hakkavad ka oma seda nii-öelda projekti tutvustamist harjutama, et kindlasti enne kuskile üritusele minemist või kasvõi ka teisele meeskonnale esitamise tegemist las lapsed harjutavad korra läbi õpetajale näiteks. Ja mina olen isegi teinud niimoodi, et ma olen andnud lastele aega, et nüüd on 15 minutit aega ja te harjutate läbi, et mõtlete, kes midagi räägib ja räägite omavahel niimoodi selgeks, et mina räägin sellest, räägin seda juttu, mina räägin sellest, räägin teist juttu. Ja meeskond siis tutvustab oma meeskonda, oma plakatit, oma projekti ja läbi selle, saavad nad tegelikult väga hea kogemusega sellest oma rolli jaotustest, selles esitluse tegemisel ja kõigest muust sellisest verbaalsest osast. Et kui minna niimoodi ilma seda harjutamata mauh kuskile, siis on lastel võib-olla suu lukus ja nad ei julgegi esialgu rääkima hakata. Ja mis veel on selle meeskonna kohtumiste puhul, kui see nii-öelda läbi harjutamine, võib-olla mõni laps, kes absoluutselt ei julge esineda ja ütleb kohe ära, et mina ei tule kuskile näitusele, et mina ei taha seda teha ja see mulle ei sobi. Et mul on üks väga hea näide, mida ma alati toon, on ühest noormehest, kes ka super ehitaja, väga hästi tegi kogu meeskonnaga koos, aga siis, kui tuli see koht, et vaat ma peame nüüd minema ja oma tööd esitama hakkama, siis tema ütles, et mina ei tule. Ja leppisime kokku, et okei, sa ehitad meiega koos siin, see on meeskonnatöö, meeskonnas tähendab seda, et kui sa ei julge tulla, siis meeskond, eks ole, aitab sind hädast välja. Me toome su medali-klassi kaasa. Aga me sattusime tema isaga pärast rääkima ja isa ütles, et aga me vaatame ikka tulema. Ütles, et jaa, väga hea, tulge, et see ei ole üldse probleem. Nad tulid vaatama. Nad sattusid natukene varem sinna, et meeskonna pudelid panime laua peale, see oli natukene kerge maavärin üle elanud see transpordi käigus ja seal oli midagi pikali kukkunud ja see noormees hakkas vaikselt siis seda mudelit uuesti kokku panema ja vaatama koos teistega seal, et mis nüüd juhtus ja miks see siin vilt on ja see tuleb tegelikult sinna panna üldse, see ei käi siin ja tekkis niisugune mõnus meeskonna arutelu seal ja ühel momendil oli see inustaja seal laua juures. Ja hakkas lastega rääkima, see ka niimoodi rõõmsalt ja toredast, vot näed, äge, teil on niisugune asi, rääkige mulle, mis te siin tegite ja mida te praegu siin teete ja see noormees rääkis selle hindaja põhimõtteliselt surnuks. Ja ta ei saanud arugi, et ta on nüüd selle samuse hindaja rääkimas, see on just see asi, mida ta kõige rohkem kardab. Ja ta oli ise endaga lõpuks nii rõõmsalt rahu, ta läks lõpuks selle meeskonnaga lavale, sai oma medali kätte, sai oma selle patsu kätte. Ta oli nii õnnelik, et järgmisel tunnil ta tuli minu juurde ja küsis, õpetaja, millal me jälle lähme näitusele, ma tahan veel minna. Et tegelikult neid lapsi, see on nii vaheva vaadata, mismoodi nad tegelikult saavad oma hirmudest üle ja mismoodi nad tegelikult innustuvad kogu sellest asjast. Nii. Ja siis silmside harjutamine, eks ole, ja kõik see, et siis mängige seda tunnustajat, et see on siis ka see hästi oluline osa selle juures. Nii, ja nüüd see Discover ehk siis see tuplaklotsidega programm, et ta tegelikult sarneb väga palju siis sellele Explorer programmile, aga ta on natukene väiksem, et ta on mõeldud tuplaklotsidega. Saab kasutada siis ka seda meeskonna üle kohtumiste abimeest ja sellega toimetada, tal on oma stiilis need kohtumiste raamatud, et tasub nagu vaadata, mismoodi seal see ülesehitus on, sest mina pole eestikeelset nendel veel näinud. Ja jällegi, et seal ei ole muidugi need nõudmised nüüd nii suured, et seal peaks kindlasti olema nüüd see mingisugune motoriseeritud osa. Küll oli seal, Raman, ole hea, nüüd ütle uuesti, mis on selle komplekti nimi, mida soovitatakse kasutada? Kus sa mõtled, mis asja? Sellel Discoveril. Steampark, jah, võt. Et see Tuplo Steampark on siis nii-öelda see soovituslik mudel, mida võiks siis seal kasutada. Aga ütleme nii, et meie eelmine aasta seda ei kasutanud. Meil oli muidugi pilootprojekt ka, et me vaatame, kuidas me sellel aastal selle asjale laheneme. Ramon veel kirjutas ja kommenteeris. Nii. Ja nüüd siis see, mida me eelmine aastal siis tegime nende väikestega, et suurematega, nagu ma rääkisime, tegelikult lõpuks jõudsime selleni, me tegime individuaalselt läbi interneti ja siis ühe kohtumise, kus nad siis minuga rääkisid, et neid
innustajaid meil tegelikult seal hindamises ei olnudki või selles sessioonis. Olid tuttavale inimesele nii tutvustasid. Aga siis väikestega. Et me pilotiseerisime siis ka seda osa siis ja võtsime siis Saku lasteaia ja me tegime terve Saku terakese lasteaiaga selle ürituse 200 last ja see üritus toimus 1 päeva jooksul. Nii palju ma siis tegime küll ette natuke tööd ära, et kuna Saku lasteaias on mul ka üks robootikagrupp ja 2 rühma seal tegelikult selles robootikagrupis käivad, siis seal me kasutasime nüüd segamini nii seda Explorerit kui seda Discoverit. Ja siin pildi peal on näha ka, et on siis need kraanad, mis eelmine aasta olid need kohustuslikud ehitused, et need on juba siis lasteaiasaali põrandale jõudnud ja need ehitasid siis rühmades 4-5 lapsega koos valmis. Et kuna sellel asjal tuleb niisugune mõnus raamat kaasa, et siin on siis nii-öelda suuremate 2 raamatut ja tuplodega on kaasas, ma näitan neile oma kaamerasse, on kaasas niisugused pildid, mille põhjal siis lapsed saavad oma mudeli valmis panna. Muidugi ma ütleks isegi, et tuplode puhul on see keerulisem, sest siin ei ole samm-sammulist juhendit, vaid ongi see pilt. Pildi järgi peavad nad suutma selle asja siis valmis teha. Et siis tegelikult ongi see sama 3 kaarti anda siis näiteks 6 lapsele ja need 6 last siis peavadki panema need asjad siis nendest klotsidest kokku. Ja nad saavad need asjad eelnevalt valmis teha, ette valmista. Ja siis tuleb see nii-öelda suurt päev, kus nad saavad oma valmis inspiratsioonimudeliga tulla näiteks lasteaiasaali. Ja meie tegime niimoodi, et lasteaiasaali põrand oli kaetud Lego-klotsidega. Igaüks sai selle pisikese 16x16 nupulise alusplaadi. Me kõigepealt rääkisime nendega siis eelmise aasta teema puhul jälle, et mis asi on hoone, millised hooned meil olemas on, mis meil linnas vaja hooned on, mis erinevaid hooned meil üldse vaja on, mis hoonete ülesanded on, kes sinna hoonesse sisse peavad saama, et kas ta ema vankriga peab saama koolimaja uksest sisse või ei pea ema vankriga saama koolimaja uksest sisse või kas näiteks pime inimene peaks saama lasteaia uksest sisse või mitte. Et kõik sellised asjad nagu rääkisime nendega lihtsalt läbi. Selle peale kulutasime umbes mingisugune 20 minutit tegelikult siis aega. Me tegime sellise pisikese tutvustuse ja siis hakkasime rääkima sellel teemal, mis me täna tegema hakkame. Ja oligi, et iga laps siis valis välja endale ühe maja või mingisuguse koha linnas, mida tema ehitama tahtis hakata ja selle tema sinna alusplaadi peale siis valmis tegi. Kes tegi seal rehvi töökoja, kes tegi pargi, kes tegi oma kodumaja, kes tegi loomade polikliiniku, igasuguseid asju tuli sealt ja nad siis sobrasid selle oma nendes hunnikutes ja täpselt nii, kuidas parasjagu kellelgi see idee tuli ja milliseid klotse kätte sai, seda ta tegi. Meie aitasime klotse otsida. Kui mõni laps jälle siis täiesti kinni kiilus, sest on ka selliseid juhtumeid, et lihtsalt infot on nii palju, klotse on veel rohkem, issand jumal, mis ma nüüd tegema hakkan. Mõtteid on ka hästi palju, aga ma ei tea nüüd, kuhu poole jooksma hakata. Ja siis näiteks me ka seal paari õpetajaga istusime samade klotsihunnikute kõrval ja hakkasime ka lapsega koos mängima. Mis sa teha tahad? Tahad parki teha? Nii, aga vaata, paneme nüüd siin niimoodi 3 rohelisest klotsist, teeme niisuguse põõsa siia juba valmis. Näe, see on minu põõsas. Ehita sina ka üks põõsas. Või et näiteks tahaks teha, et maja, et mõtle, mis siin maja juures, et näed, ma teen siia selle ühe seina siia poole, kui suur su maja on, teisele poole teine sein sama pikk. Et niimoodi natuke lapsi siis suunates, kes seal kinni kiilusid, et neid me siis aitasime kaasa ja lõpuks kõik sealt oma majad valmis. Ja siis me tegime näituse, et siin on ka nüüd see vasakpoolne pilt. Siin on need kraanad on siis linnas juba olemas ja kraanade vahele siis tekkisid nende laste plaadid, siis, kus iga plaadi peal oli siis mingisugune asi. Tänavad tulid sinna ka vahele veel. Lõpuks need tuploklotsidest komplektid tulid ka veel sinna juurde. Vist seda suurt linnapilti mul ei ole kahjuks. Aga ma võin selle video tegelikult või selle kokku pandud stop motion piltidega video Ramon sulle saata, sa saad selle panna tegelikult sinna ka kodulehekülje peale. Et siis lõpuks algne idee oli siis see, et me võtame siis lõpuks lapsed võtavad oma emad-isad käed kõrval, nad saavad selles linnas ringi jalutada ja siis tutvustab, võtta, et see on minu maja, ma tegin siia sellise asja. Selle komplekti saad sa tellida sellest samast Sports for the Mind või Ramonile otse kirjutades keskkonnast. Aga kuna see üritus meil toimus sügisel ja siis juba ka osa lasteaedu siis lapsevanemad sisse ei lasknud, siis õnneks Saku lasteaial olid need saaliruumid sellise koha peal, kus oli võimalik teha aknad lahti esimesel korrusel ja lapsed siis näitasid läbi akna, et võtna, et see tagumine asi seal
selle kollase kraana taga, minu tehtud ja siis nad rääkisid nii-öelda läbi akna. Ja kui nad olid selle ehitamises ära teinud ja hakkasid saalist lahkuma, et järgmine grupp saaks tulla, siis me tegime rühmade kaupa, et me kõiki rühmi korraga 200 last ei lasknud sinna saali, muidu oleks hullumaja olnud. Et kui nad oma ehitusega olid valmis saanud, siis me seisime õpetajatega ukse peal, kõigil olid medalid ilusti käes ja lapsed siis said patsu lüüa meile, said igaüks omale selle medali ilusti kaela. Nüüd siin vahepeal käis läbi niisugune märksõna nagu tibutants. Et selle aasta teemaga sobib see tibutants eriti hästi kokku, kuna sellega peab liigutama, aga kui toimub see lõpuürituseks, siis see näituse üritus, siis see tibutants on niisugune ajast aega olnud First Lego liigi tunnustants või niisugune, küll First on nüüd ka ise teinud ühe tantsu, mida võib üles otsida ja siis vaadata, aga see on ingliskeelne ja niisugust natuke keerukamate liigutustega tibutants on meile nagu niisugune omasem. Ja siis võib ka lastega teha niisuguse toreda, et enne kui medaleid jagama hakatakse, siis ongi, et vot ja nüüd te olete kõik nii tublid olnud, teeme ühe toreda tantsu ka ja kõik tantsivad, õpetajad, lapsevanemad, kõik, kes selle üritused osad võtavad, et siis kõik tantsivad ja lapsed saavad kaasa tantsida. Ja siis antakse näiteks medalid kätte, et ka see on üks variant, kuidas seda asja siis lahendada. Nii, nüüd väike meelespea nii Discovery'le kui Explorerile. Et esiteks, see ei tohi olla lastele pingese üritus, et ongi, et lepime kokku, et ma ei taha osaleda, selge, tee tunnis kaasa ja rahulikult meeskond siis teeb selle osa, mis ei julge teha sinu eest ära või tule lihtsalt vaata, istu pingi peal, vaata, mida teised teevad. Ühel momendil need pingi peal istujad imbuvad ka vaikselt sinna ehitama, ei ole mingisugust probleemi. Neid teemasid saab hästi näiteks lasteaiatundidesse ka tegelikult koolitundidesse lõimida. Kunstitunnis pilt, mina mängin, eesti keele tund, kirjeldamismängud sulle meeldivad, looduses, miks see liikumine kasulik on, tehke või teemanädal selle kohta, eks ole, lasteaias, et kõike seda saab niimoodi toredasti paika panna oma tundidesse kaasata. Ja liikumistunnis ka, et mängige mõnda toredat mängu, kas või seda sama noolekaardidega, et õpetaja programmeerib lapsi, et ma pean liikuma ühe otse, siis keerama paremale, siis jälle otse ja vaadake, kas kõik liiguvad ühes samas suunas või lõpetab mõni programmeeritav robot hoopis jumal teab kus. Ja siis ongi see, et kui saab teha suure ürituse, siis kindlasti tehke seda, olgu see siis lasteaiasiseselt kõik rühmad koos või kui muud ei anna, siis oma rühmasiselt ikka midagi teha saab, et siis saavad kõik vähemalt tutvustada oma asju või pange lasteaia akende peale näiteks oma tööd üles ja siis õue poolt saabki näiteks lasteaias käia esimese korruse akendest läbi vaatamas, et mis teised teinud on. Et ka see on üks variant, et laske oma fantaasial ka lennata, et tegelikult piirid on seal, kuhu me nad ise endale seame, et need lahendusi võib tulla täiesti ootamatuid. Ja Discovery komplektiga tegelikult on kaasas veel üks asi, on kaasas lisakomplektiga klotsid, 6 klotsi, 6 kollast, 6 punast, 6 rohelist, 6 oranžiga ja siis 2 sorti siniseid kumbagi 6 tükki. Ja need on sinna kaasa pandud selleks, et nendega saab tegelikult teha väga ägedaid 6 klotsi mänge. 6 klotsi mängude kohta tegelikult oskab väga täpselt rääkida Triinu nutivõlurist ja ma panin siia ka siis tema 6 klotsi minutite lingi, mida saate siis pärast ise ka vaadata, et see 6 klotsi tegelikult just lastele annab väga palju erinevaid ägedaid asju, mida võib-olla ka tavatundidesse igapäevaselt siis nii-öelda kaasa haarata ja tegelikult kui tellida 4 komplekti neid samuseid komplekte, siis tegelikult on juba terve rühma jagu neid 6 klotsi olemas, igale lapsele oma komplekt, et siis saab juba tegelikult teha ka pärast neid üritusi, neid 6 klotsi minuti mänge ka tundides aastaringselt. Nii, paari kasulikku linki. First Lego League. Ahah, nii, saab ka eraldi osta, väga hea, seda mina ei teadnud. Väga hästi. Nii, et kasulikud lingid siis sama firstlego.ee lehekülg. Siis mina olen oma lastele näidanud robootikas alati inspiratsiooniks seda, et kui kaua võib võtta aega üks disainiprotsess ja seda siis lennunduse ajaloo näitel, et seal on väga huvitavaid, väga omapäraseid lennumasinaid. Lisaks saab rääkida lastele sellest turvalisusest, et kas ikka peab lendamise ajal kiiver peas olema või võib niisama seal jalgu kõlgutada üle serva. Ja siis ongi, saabki lastele tuua näiteks, et ei olegi see, et mõni on võib-olla väga kärsitud, et 2 korda proovib, võt mul ei tule välja, viskan kõik nurka, aga siis saabki öelda, aga vaataks, et selle jaoks, et lennuk üldse lendama hakkaks, vendadel Wrightidel võttis see aega mingisugune 3-4 aastat, eks ole, siis ka keegi ei uskunud ja pärast seda võttis veel
kui kaua aega, et normaalne lennuk, kuhu peale mõni inimene julgeb istuda ka, nii et võib sellega sõita Tallinnast Tartusse, et ka selle ehitamine veel aega võttis. Teine tegelikult selline hea video otsida on jalgratta leiutamine, jällegi samamoodi, et kui kaua võttis aega see, et leiutada maastikuratas. Maastikuratas on leiutatud aastal 1980 või 90 algus, kuskil seal kandis. Ehk siis tegelikult jalgratta leiutamine ei ole siiamaani peatunud. Elektrijalgrattad on ka hea näide, eks ole. Et jällegi, eks ole, et kui seda kunagi tehti seda jooksuratast, eks ole, oli sadul, millele oli alla monteeritud 2 ratast ja lenksu ei olnud, vaid lenksu asemel oli niisugune kang, siis kuhu me praeguseks jõudnud oleme. Et ongi jälle lastele hea välja tuua, et sa ei saa öelda, et idee on valmis ja nüüd ongi nii ja see jääb elu lõpuni niimoodi, et tegelikult ka asjade uuendamine, paremaks muutmine, ka see on leiutamine ja inspireerida ka, et tõesti leiavad, et meil on kodujuures kõik olemas, mitte midagi pole vaja, meil on mänguväljak, meil on jooksurada, meil on siin jalgrattale teed, aga siis andkegi, aga kuidas me saame selle asja paremaks teha? Et veel ägedam oleks, mida sa veel tahaksid sinna juurde saada. Ja kui nad ütlevad, et tahaks mänguväljakule karusselli, olgu see karussell, aga nad on mõelnud selle peale, et vaata ka midagi on veel paremat võimalik teha, eks ole. Ja siis on siin need 2 videot, mis on pandud Discovery Exploreri videod ja nüüd, kui on siin mõni, kellel on juba klotsikomplektid olemas, näiteks sama videokomplekt, aga midagi on kaduma läinud sealt komplektist, mis on nagu eluliselt vajalik ehitamiseks, siis on selline koht nagu bricklink.com, kus saab siis tellida Lego klotse erinevatest internetipoodidest, erinevatelt inimestelt klotsikaupa. Muidugi peab välgima, mõne koha peal on seal piirangud, et näiteks alla 5 eurosid tellimusi ei täideta, aga kindlasti sealt leiab midagi niisugust, mis on veel vajalik või igaks juhuks mingid varuosasid tellida. Et vaadake ja otsige siis sealt ka, ja kui kellelgi on abi vaja või näiteks, et vaat ma tõesti tahan ainult 3 seda kollast rihma saada ja mul rohkem pole vaja, võib ka mingisugused ühistellimusi kokku panna, et üks tellib, jagame pärast postikulusid. Ja Robomiku postil võib ka olla mingisugused klotse, et siis neid varuosasid saab. Loomulikult Legol on ka omal mingisugused varuosa komplektid olemas, mida saab osta, aga kõikidele kahjuks ei ole. Nii et siis tasub uurida ja vaadata. Ja võib-olla siin ka minu käest mõningaid klotse võib saada, aga minuga on lihtsalt see häda, et mul võib nende klotside kohale toimetamine või teieni saatmine võtta nii kaua aega, et teil on lihtsam need sealt saata, et mul on lihtsalt ajaressurss on nii piiratud oma lastega tegelemisel, et siis võib tekkida olukord, et mul on seda klotsi, ma ütlen teile ka, et jah, on küll, aga ma saan selle posti panna võib-olla 6 aja pärast alles. Nii et selles mõttes, et variante ühesõnaga on ka muid. Nii. Sports for the Mindist rääkisin, kasutaja loomisest rääkisin, kui paroolid on aga ära unustunud, siis kirjutage Ramonile. Kraanakette saab sealt samast Bricklingist tellida, et seal nad on olemas. Nii, ja veebileht. Ma võin korra jagada seda ka, milline see keskkond välja näeb, siis ma tegelikult siin osadega juba näitasin ka, on, eks ole, see. Et kohanimi oli Bricklink ja kui sinna endale kasutaja luua, siis tegelikult on seal päris palju võimalusi nii-öelda ka otsida erinevate müüjate kaupa neid klotse. Minul on siin kasutaja tegelikult olemas, aga ütleme nüüd siis sama see video, kui ma siit sisse trükin, valin siit selle video, siis ta annab mulle selle, jällegi huvitav. Video, võtame siis lihtsalt video. Ütleme, kas ta niimoodi leiab. Nii, leiab. Saab selle komplekti siis siit kätte ja ta annab kohe ära ka selle, et mis jupid siin olema peavad. Hästi hea lihtne selle koha pealt. Ja näiteks siin oli küsimus kettide kohta, nii kett on siin. Kette peab olema 2 tükki, nad on õige värviga, eks ole. Selle toote koodinumbrid on siin olemas ja see PG siin all tähendab price guide, ehk siis kui palju see asi maksta võiks. Kui ma siia peale klõpsen, siis näete, ta annab mulle kohe ette selle koha erinevad müüjad. Tema keskmine hind on 57 senti. Oleneb kus kohast. Uuemast peast, täiesti tutikast peast müüa on ta 62 senti. 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 62
Nii, miskipärast see lehekülg on alati mul selline, mis laeb ennast alguses ainult poolenisti üles. Nii, rohelise kuubikuga märgitud poed on need, mis saadavad Eestisse. Punasega on märgitud need, mis Eestisse ei saada. Ja siis peate hakkama vaatama, näiteks siin on 13 tükki 25 sendiga. Et noh, siin on juba võib-olla tasub osta. Ühe keti kaupa ei tasu tellida, et ma täiesti ütlen, et sellel ei ole nagu mõtet. Nii, aga kui ma nüüd tahaksin rohkemaid asju saada siit, nüüd on küll läks üks Plikkligi reklaamiks natukene, õnneks mulle raha ei maksa, nii et sellega on hästi, siis te saate panna omale siia need tooted, mida te tahate saada lemmikuteks, et näiteks siin ka ma panen selle südame ette, vaat mul on see minu lemmik ja ma tahan seda panna omale sinna, et ma tahan klotsida nimekirja. Ja siis ma saan lahti võtta juba want siit omal need listid, mida ma tahan siis, kus mul on mingisuguse listi pandud midagi, mida ma tahan osta, eks ole, mis jupid mul on ja ütleme, mul on siin näiteks, mul on niisugune huvitav komplekt või mingisugune asi, need on setid, vabandust, seda ma ei tahtnud. Näiteks no siin ongi video näiteks on, mul on kaks asja siia pandud, näiteks ma tahan saada neid kummimuhve ja näiteks neid hammasrattaid. Ja kui ma siit nüüd valin buy all, siis ta otsib mulle välja poed, kus kohas on kõik need asjad müügil. Et siis muidu ma võib-olla leian ühe tüki ühest poest, teise tüki teisest poest, aga siis siia peale klõpsates ma saan siis need poed, kus kohas on mõlemad tükid olemas ja ta siis saab siin ka öelda mulle, mis see miinimum ostuhind näiteks on ja kui palju neid juppe seal olla võiks. Et siis selle võrra nagu see ostmine siin natuke lihtsamaks tehtud. Nii et sellest ka, aga jah, et Legol endal on tegelikult ka olemas täiesti need varuosapakid mingisugusel kujul, et sealt tasub teid ka kindlasti vaadata. Nii, aga 2 kätt on püsti, kuulaks siis küsimusi. Mikrofon läks sahti, nii et ma arvatavasti kuuleme ka, kui rääkida. Käe üles. Ja Õnne Rüütlil on mikrofon ka lahti. Ja vabandust, ma ei saa seda ära hetkel kogemata, kuidagi ta tuli ette, aga... Nii, kas sa tahtsid küsida? Ei tahtnud, mul läks ta, ma ei tea, kuidagi kogemata. Okay. Mina tegin su mikri lahti, lihtsalt sul oli käsi üles tõstetud, ma selle pärast nagu lihtsalt... Vabandust, ma kulgesin telefon käes ja siis järelikult läks kuhugi vihtest. Miks tuli niimoodi, et ma ei tahtnud rääkida, aga aitäh, vabandan. Ei ole hullu. Nii, aga Merle? Ilmselt oli sama teema siis. Võimalik. Nii, aga tegelikult siis veel, et kas kellelgi on veel küsimusi, et ma arvan, ma olen nii palju vahutanud siin ju varsti ka, issand jumal, ka 1,5 tundi, et midagi veel. Mul on üks küsimus. Ja. Et ma ei ole ennem tegelenud, aga ma ei saanud nagu täpselt aru sellest, et mis tähendab, et 10 komplekti saab minimaalselt osta? Või sain ma valesti aru? Selles mõttes 10 komplekti, et lihtsalt süsteemis on pandud praegu Ramonil 10 komplekti korraga tellida, aga saab rohkem ka. Mina tellin 50 kaupa. See on maksimum, tegelikult saab 1 komplekti ka tellida. Ma just mõtlesingi nagu vähem, sest et mul on hetkel hästi väikene grupp nagu erinevaid lapsi, aga kuna nagu lasteaias praegu ka käib väga vähe neist kohal, et siis ma ei tea, kui suure grupiga ja kuidas üldse nendega nagu osaleda saaks, aga ma kindlasti tahaks proovida, aga siis ma mõtlengi, et mul ei ole nagu mõtet vist nagu 10 võtta, kui mul mingi 7 last on ainult. Siis on 2 komplekti. Ma kohe näitan sulle uuesti üles selle asja. Nii, Kustami, see on inspiratsioonipaki tellimine. Uus tellimus. Näed sa, siin on kogus 1, 2, 3 kuni 10. Ja siit ise valid siis, kui suur see kogus on, palju sul vaja on.
et lihtsalt, et selle üle 10 puhul on juba täpselt see, et siis on juba niisugune hullumeelne kergelt, kes asjaga tegeleb, et siis on mõistlik Ramonile otse kirjutada. Ja neid hulle on meil Eestis õnneks. Aitäh. Aga ma loodan, et neid hulle tuleb rohkem, Ramon. Ja mina ka. Nii, aga veel küsimusi? Tere! Mina ka olen alustanud alles selle First Lego liigiga. Kas te kuulete mind? Ja, väga hästi. Hästi. Et ma olen alles alustanud sellega ja mul on 2 robootikagruppi, 1. ja 2. klass. Et ma algust nüüd ei näinud, et kas see aasta on mul mõistlik nagu tellida neid komplekte, et kas me jõuame kuskile nendega välja, arvestades seda, et me võib-olla saame alles, ma ei tea, mais kooli või on mõistlik alustada nagu vaikselt mingi 1 komplektiga see aasta. Ma mõtlen just, et kas mul on, ma ei saa koolilt nõuda, et ta ostaks mulle mitut komplekti, kui ma ei saa nendega midagi teha ja siis järgmine aasta on juba uus projekt peal ju. Jah, just iga aasta tuleb uus projekt, ma maininud ka, et teistele käisid, iga aasta tuleb tegelikult osta uus inspiratsioonipakk. Tegelikult on nüüd see lugu, et mina ikkagi loodan veel selle peale, mul on need 50+ komplekti siin kodus olemas, garaažis kenasti Virnas. Et mina loodan siis selle peale, et mina teen oma esimesed tunnid lastega distantsilt ja distantsilt teen siis nendega just seda projekti osa, 1. ja 2. klass. Räägime nendega just need asjad läbi, saadan neile selle sama töölehe, mida nad saavad kodus teha ja selle põhjal me saame tekitada juba siis nii-öelda selle plakati põhja ära. Ja nii kui meid maikuus kooli lastakse, siis me hakkame tegelema koheselt selle inspiratsioonipakiga, hakkame seda kokku ehitama. Et tegelikkuses siis First näeb seda, et see inspiratsioonipakk on ikkagi meeskonnale tellitud, et see katab siis ka teatud sellised medalite kulud ja kõik muud siuksed asjad, sest tegelikult medalid pärast lapsed saavad ka selle pealt, mis nad saavad endale juba. Aga Ramon, sa võid veel ka korra kommenteerida seda. Ja, selles mõttes, et ega kui keegi mõtleb, et hooaeg on juba alanud, siis tegelikult ametlikult algab hooaeg augustikuus, aga Eestis on niimoodi välja kukkunud, et kui me teeme Liiaga siin koos selle juhendajate koolituse ära või seminari, et siis põhimõtteliselt on see ametlikult avatud meil hooaeg. Ja kui vähegi võimalik, et eriti lasteaia omad, neil on lapsed veel isegi lasteaias, et neil on kindlasti võimalik juba pihta hakata, et lasteaia viimane rühm saab vabalt selle Explore komplektiga hakkama. Ja teine on see, et kui jutt koolirühmast, siis kui kokku ei saa, siis midagi saab distantsilt teha ja kui ei saa ka nagu kuidas ma ütlen, ei saa praegu teha. Kui ei saa kevadel kokku, siis saab tegelikult teha ürituse sügisel. Just, ja medal saab ikka. Kui te olete ikkagi töö ära teinud selles mõttes, et olete näidanud, et olete meeskonna plakati teinud ja mudeli teinud, et saab ka sügisel jätkata. Ja nagu ka Koidu tegelikult kirjutas chati, et teie vist ei näinud, aga Koidu kirjutas, et tegelikult saab neid komplekte kasutada järgmine aasta ja siis on teil veel rohkem mudeleid ja klotse. Jah. Et selles mõttes ta on hea stardikomplekt, et kui ongi, et esimesel aastal võib-olla on klotse vähem, siis edaspidi nendel lastel on võimalik klotse kasutada juba oma järgmiste mudelite ehitamiseks, et tegelikult on puhas varandus ainult. Ramon, kommenteeri, palju komplekt maksab? 25+ käibemaks. Ehk 30 eurot ja üldiselt on meil üks komplekt on siuke 5 eurot saatmiskulu ka. Et seal edasi proportsionaalselt siis nagu, et Nii, siis on küsimus, kas ühe rühma õpetajad võivad kahekesile lastele juhendajad. Ühele meeskonnal võib olla 2 juhendajat, ei ole üldse probleemi. Olemas ja loomulikult selles mõttes see ongi, et see nii-öelda põhimudel tehakse valmis siis, et ma praegu näitan, eks ole jälle seda, et see asi peab olema. Kõik see, mis sinna ümber tuleb, see tuleb siis kas sellest kodusest tagavarast, ma praegu siin näidata ei saa, aga tegelikult siin mu selja taga on niisugune maast laeni kastivirn seal trepi all, mis ootab koolidesse laiali jagamist, kui läheb ehitamiseks. Et mida rohkem teil need Lego klotse seal on, seda rohkem lapsed saavad ehitada, seda suurem vabadus neil on, seda ägedamad asjad tulevad. Ja kasutada võib, eks ole, ka kui on 2 videod võimalik meeskonna peale anda, võtke, andke, keegi ei keela. Võib Coding Expressi, aga kõik, millel on peal Lego, seda saab kasutada. Discover joonistab.
et kui nad oskavad teha juba oma, mina iseenesest tegelikult eelmine aasta nendega Discoveris plakatit ei teinud, sest et kuna see lasteüritus selline oli, eks ole meil, aga nad tegid rühmades, siis nad joonistasid neid pilte seal kasvatajatega kunstitunnis, et minu maja näiteks oli seal üks pilt, mida nad joonistasid rühmas, et selliseid asju nad on teinud, aga kui on rühmakasvatajad, kes tahavad asjaga nagu selles mõttes teha kohe täitsa niimoodi ametlikult ja täitsa niimoodi nagu raamatu järgi, siis täiesti vabalt võib selle plakatiga nende pisikestega teha. Pisikeste puhul, näiteks mis mul praegu näiteks Paul pahvatas, et 3-aastased oma nime veel ei kirjuta, et siis võib teha näiteks, et selle meeskonna iga laps paneb oma käejälje, kuhu siis saab sisse kirjutada oma nime näiteks või nime esimese tähe, et nii palju saab, eks ole, sealt teha. Jällegi, laske fantaasia lendama, tegelikult ju saab teha igasuguseid ägedaid asju nende väikestega samamoodi ja plakati peale ka, et kui igaüks on oma mingisuguse sellise ahviraja või mingisuguse laheda mängu või mina mängin pildi valmistunud, siis selle saab ju sinna plakati peale juba kleepida, et see tegelikult ei ole üldse keeruline. Ja ma kommenteeriks juurde, et mitte küll sinu sellele, aga see eelmine asi ka, et kui meil on koolis olemas need legod ja nii edasi, et siis üldiselt inspiratsioonipakk on siuke asi, mis ametlikult nüüd on tal uus nimi, et tal ongi, kas ta on siis Explore set või siis Discover set, et me ei ole nagu teda eestitanud, aga vanasti oli ta nimi tõesti nagu inspiratsioonipakke. Ja mõtlen siis selles, et see on ka nagu ühe tunni ülesanne selle kokkupanek, et just see, et lapsed saaksid nagu paremini aimu, et millega see hooaeg nagu tegeletakse. Et kui te lihtsalt ütlete, lendate nagu julmalt peale, et nüüd hakkab mingit maja uurima, või siis annab talle vastupidi selle komplekti kätte, et ehitage nüüd näiteks kraana ja mis sellega teha saab, et nagu uusi maju ehitada ja nii edasi, siis see ongi see teema, mis neid tõmbab nagu rohkem sellest teemasse sisse. Ja teine asi, ma tahtsin öelda, on see, et kui mõni lasteaed tunneb ikkagi et ei ole, tahaks kuulda kaasa lüüa, tundub huvitav asi. Legod on kodus koolis olemas lasteaias, aga teavad, et nagu 100% neil juhatus ei anna nagu seda toetust, et see komplekt omale tellida või midagi sellist, siis tegelikult võite mulle kirjutada, et vaatame, äkki me saame kuidagi aidata. Et ärge kohe püsti põõdest visake. Tähtis on see, et kui tõesti tunnete, et huvi on ja tegelikult oleks äge, mida laste näevad, siis küll me leiame lahenduse ka. Ja seal on see, et nüüd on kevadel tulemas jälle arvatavasti mingisugused projekti kirjutamise võimalused vallavalitsustes ja mujal, et te võite ka selle ürituse kirjutada ju projektina näiteks, et siis selle läbi siis saate tegelikult ju ka selle komplektit selle projekti kaudu endale tellida. Just. Veel küsimusi? Jah, tahtsin korra küsida, et ma olen sellel First Lego League lehel, aga me ei leia neid õpetaja raamatuid ja asju ülesse. Kõige all servas, hästi all. Vaati, aga sa oled õige lehe peal, kas sa oled Discover või Explorer. Ja siis sellest komplektist tegelikult veel, et lisaks sellele mudelile, mis siin mul näpu vahel on, mis valmis ehitatud, on see kastitäis legosid tegelikult ei piirdu ju mitte ainult sellega. Ma korra nüüd kraabin ta välja. Siin on tegelikult umbes kilo jagu klotse. Et ma siit järjest võtan, siin on, muidku ka tuleb mingisugused Liumäe klotse ja igasuguseid ägedaid asju on siin. Et ma tean, et see kõik, mis mul siin näpu vahel praegu on, ja see ka veel ei ole kõik. Et siukene virn Lego klotse tuleb pärast veel lisaks sellele asjale juurde. Ja siin on 6 mehikest, eks ole, ja siin on puid ja põõsad ja ratastoris laps ja mida on aeg, et selles mõttes, et saab läbi mängida lastega igasuguseid situatsioone nende asjade puhul ja sama muud lugu on, eks ole, selle tuplokomplektiga, et lisaks sellele alusplaadile, eks ole, on siin kaasas siis need 6 klotsi mänguminutite klotsid, mida siis kaasab kasutada ehitamiseks, et ma ei ole seda kasti ka ära kaalunud. Aga näete, siin on siis selline ports siis lisaks neid klotse veel siis kaasas, eks ole, mis on siis tuplodega. Et selles mõttes jah, ei tasu nagu ära ehmatada selle 30 euro eest, eks ole, mul tuleb nüüd ja tegelikult selle 30 euro eest tuleb ikka väga suur kogus neid klotse sinna kaasa. Aile, kas sa leidsid üles nüüd need materjalid? Ei, ma olen ikka hädas. Selles suhtes, et ma näen ainult seda buumilinna ehituse materjale siin. Kui sa võtad ülevalt hooajad ja sealt võtad selle mänguloojate hooaja,
siis peaks tulema ta annab mulle ainult kuumissiooni ja buumiline ehitus. Oota, vaata, ma jagasin uuesti ekraani. Kas on rohelised logod või lillad? Explore, võtsin lahti, käesolev hooaeg ja näed seesama käesolev hooaeg, ma kerin kohe täitsa alla lõppu. Tead, see eelmine leht, kus olid, mul ei olnud sellist lehte, mul oli see leht, kus oli seal ainult 2 valikut millegi pärast. Ei, veel eelmine. See. Kas sul on siin taga veel midagi? Ma arvan, et on, jah. Kustuta see ära. Ma proovin selle järgi minna siis. Jah. Valised Explore, jah, sest Discover materjalid on tegelikult juba tõlgitud, aga ma pean natuke üle redigeerima ja jõudsin õigele lehele. Lähevad need ka üles. Väga hea. Olen kohal, aitäh. Et seal on video ka olemas tegelikult, eks ole, see mida ma näidata ei saanud, sest hakkima hakkas. Et siit näeb neid videosid ka. Ja see Discovery leht tegelikult on samasuguse ülesehitusega. Ainult info on puudu. Ja, ainult info on puudu. Ja tegelikult ma tahan siia paremale, kus praegu on hooajad, et sinna tuleb ka tegelikult eraldi see käesolev hooaja materjalid, et saab eraldi, kui siit ka kohe kiiresti üles leida ja kohe alla laadida. Jah, nagu see buumiline ehitus tegelikult tuleb, et siis ta annab selle eraldi menüü nii-öelda siit. Just. Et see oleks nagu niisugune hea, sest et tegelikult on see, et nüüd need slaidid, mis praegu on ju praegu üleval siin Exploreril või sa veel ei ole pannud? Peaks olema allpool. Aha, nii. Nii, abimees. Nii. Jah, ja siin on slaidid on siit alt ka kõige viimane, aga eelmise aasta buumilinna slaidid näiteks on võtta siit samast kohe niimoodi. Ja siit saab virtuaalnäitust vaadata veel korra ja siin on eelmiste aastate teadlase töövihikud ja muud asjad ja slaidid olemas, et selles mõttes Ramo võtab ennast kokku ja teeb selle ka ära. Ma ei tea, miks sa seda ära ei teinud tookord, ma ei tea, mis ma mõtlesin, vabandust. Aga ma mõtlen, info on olemas kõik selle koha pealt ei ole nagu probleemi, et ta on lihtsam kättesaadav, kui ta sellest menüüst kohe tuleb. Ja kui kellelgi on küsimusi, siis vabalt võib kirjutada nii mulle ramonetrobotika.ee kui Liiale, et vabalt, et küsige, midagi tundub segane, midagi kas või kuidas ja midagi, et nagu üldse selle materjali juures nagu segaseks, et kas peab, kuidas peab. Kui kohe julge küsida, siis võite julmalt meile kirjutada, helistada, et minu kontaktid on ka olemas robotika.ee veebis. Ja mind leiab robokaru.ee lehekülje pealt üles, et kusjuures robokaru lehe peal on siin ka, kuna meil oli eelmine aasta, tegelikult selle ju saan ka teile ranada, sest kellel ongi siin probleem, et me oleme distantsõppel ja ei saa lastega midagi teha, siis eelmine aasta robokaru.ee me tegime koduõppematerjalid. Need on siin avalikult kättesaadavad õppenädalate kaupa. Me tegime nendega lastega Goldbergi masinaid. See oli siis mõeldud materjal 1., 2., 3. klassile. Ja siin on siis niimoodi, et nädalate kaupa. Esimene õppenädal oli meil näiteks kaal, on ülemas juhendid kodustest kõige lihtsamatest klotsidest, kuidas seda kaalu teha, on video. Siin on isegi tegelikult siis hoone ja kangi ja põhiväärtuste PDF-faili mingisugune näidis olemas siin. Siis siin on teisel klassil Goldbergi masina video ja haamri video on siin olemas ja kuidas neid asju omavahel kokku panna. Et kui kellelgi on soovi ja tahtmist, siis täiesti vabalt võib ka neid materjale kasutada näiteks praegu distantsõppe tunnis lastega, et andagi näiteks siin, eks ole, ma vaatan näiteks siit. Võtame näiteks selle haamri. Kas nüüd hakkab kohe hakkima ka või hakka? Olen korraks nii kaudu alla vaeb sulle. Näed, ühesõnaga juhendame välja selline. Võib lastele öelda, et ükskõik mis värvi klotsid, eks ole, sest ma olen ka teinud hästi kirjud need juhendid, eks ole, siin. Et siin ongi selline, et laps saab selgeks, mis asi see on. See on üks variant sellest haamrist, aga tegelikult teine variant sellest haamrist. Nii, ma ei tea, kas ma võtsin. Nii. Et
kõigil ei pruugi olla sellist klotsi, eks ole, kodus, siis siin on nüüd, eks ole, tehtud see auk hoopis selle auguga klotsiga ja siin on siis selle ristvõlliga kasutatud seda haamrit jälle. Et ma mõtlen, et ma üritasin nagu teha need materjalid selliseks, et nad on võimalikult lihtsalt kasutatavad kõikide asjadega või kui seda ristvõlli ei ole, võtta kodust grilltikk ja selle peale panna, et mõtlen, et praegu kodus asju tehes, siis saab olla loovam, siis võib kasutada ka mingeid muid asju peale legoklotsid, aga just siis, et kui me nagu reaalselt kokku saame näituseks ette valmistame, siis on nagu see reegel jah, et peaks olema nagu legost kasutatavad asjad. Nii et jah, kellel on soovi, siis Robokaru kodulehekülje pealt ja koduõppematerjalide alt leiab ülesse. Kas korraks oleks võimalik täpsustada uuesti neid kuupäevasid, et mis ajaks oleks vaja need asjad ära teha? Kui ma isegi teaks. Eelmise aasta näite põhjal tegi näiteks Velle Tammsalus oma lastega lõppnäituse septembrikuus. Mina tegin oma selle eksperimentaalse projekti siis nende samuste Saku lasteajaga ka septembrikuus. Et tegelikult selles mõttes ongi seda kuupäeva väga raske öelda, et alustada võiks praegu ja siis tuleb jooksvalt vaadata. Et suure tõenäosusega meil ka sel aastal, Ramas arvatavasti kinnitas seda ka nüüd, eks ole, et suure tõenäosusega sel aastal ka, et kui mõni jääb oma ürituste tegemisega septembrisse, siis see ei ole probleem, et ta saab oma medalid siis ka kätte. Jah, suure tõenäosusega küll. Et aga üldiselt me eelmast tegime ka niimoodi, et ma panin vist selle virtuaalturniiri kuupäeva äkki enne jaanipäeva, et kõik, kes suudavad oma meeskonnaga selle plakati ära teha, kas siis nad tegid selle Padletis või tegid plakati füüsiliselt valmis ja saatsid pildi ja näitas mingi pildi sellest mudelist või siis lapsed päid kodus kokku ja siis ta tegi nagu kollaaži nendest erinevatest laste mudelitest. Et kui sa põhimõtteliselt saadate meile oma meeskonna nagu liikmete arvu, pildi sellest mudelist ja pildi oma plakatist, siis jah, neid võib saata põhimõtteliselt kuni jaanipäevani, et siis ma lihtsalt saadan teile vastu diplomid ja medalid ja suure aitäh ja võib-olla küsin ka üle, et kas tohib teie pilte nagu jagada. Et eelmine aasta me ei jõudnudki lõpuks seda, et me virtuaalnäitust nagu tegime ka näitusena, et me panime kõik materjalid kuhugi ülesse. Ütlesin personaalselt inimestele aitäh, aga see aasta võiks teha niimoodi ka, et need, kes lubavad nende materjali näitama teistele ka ja siis saate juba oma lastele ka nagu suunata selle lingid edasi, et vaadake, mis teised tegid, vaadake, mis teie tegite, et kuhu saab minna ja kui palju teie jõudsite ja see on kõik nagu äge. Aga jah, põhimõtteliselt, kui te tunnete või teate juba ette, et ilmselt see aasta enam kokku ei saa, eriti koolide puhul on niisugune üsna keeruline ja nutune seis. Et siis vabalt võib sügisel uuesti kirjutada, et kuule, nüüd on lood sellised, et alustasime siin augusti lõpus või mis iganes septembrikuus, teeme oma näituse või asja ära, oma sisemise näituse näiteks või siis saime nüüd meeskonnad kokku ja tahame ikkagi eelmise hooaja asja ka lõpetada. Et siis kirjutage mulle ja küll me leiame kokkuleppe. Ja meeskonnad peavad olema registreeritud ikkagi selles Sports for the Mind keskkonnas juba eelnevalt. Jah, see oleks nagu hea, et siis meil on omal ka mingisugune väike statistika olemas. Et kui meil siin kõige hullem see, ma ei mäleta, hooaeg oli meil siin, ma ei mäleta, mingi 400 meeskonda äkki või, kellest 70 on Liia omad. Siis eelmine aasta oli meil kokku äkki, kes nagu ametlikult registreeris 178, et seal võib mingi pluss-miinus 10 olla, kes eraldi kirjutasid ja kes nagu sinna ei registreerinud või tulid kunagi hiljem. Aga tore on teada ja mul endal nagu mingi statistikasse panna siin haridusministeeriumile ja ka tegelikult Firstile ja selle Legole endale tagasi, Lego Educationile, et kuidas meil läks ja nagu mida me tegime. Registreerida saab juba praegu. Ja, meeskonnad saab süsteemi kirja panna juba praegu, lihtsalt ei ole turniiri veel, millele neid meeskondi registreerida. Just. Põhimõtteliselt ma võin peale seminari selle turniiri põhimõtteliselt ka ära teha ja siis saate ka sinna registreerima hakata. Ja tänud sulle, Koidu. Okei, aga on veel küsimusi?
Jah, meeskonnas on 6 liiget. Kuni 6 liiget. Kuni 6 liiget. No ütleme ausalt, et ma olen siuke natukene mõjutatav inimene. et on olnud ka meeskondi, kellel on 8 liiget. Et kui sul on nagu reaalselt ikkagi, no ma ei tea, kui sul on ütleme 10 inimest kokku, siis ma soovitan teha nagu 2-5 tiimi. Aga kui sul näiteks mingi 7 rühm nagu näed, et nad ikkagi töötavad päris hästi sümbioosis seal, et siis ei ole mõtet seda lõhkuma hakata, sama nagu 8, aga et noh, kui teil on nagu võimalus, siis on hästi tore, kui ikka 8 teete 8, on nagu 4 ja 4 ja miks see hea on see, et seal see üks suur aspekt on see jagamise teema. Et kui laps teeb ise nagu, näeb nagu ühte probleemi, millal ta lahenduse leiab või siis on teil 2 gruppi nagu seal või 2 meeskonda grupis, siis teil on juba 2 võimalikku lahendust ja võimalikku probleemi ja meie mõte on alati see, et lapsed ikkagi päris hästi palju õpiksid. Et see on ka see, mida Liia nagu mainis, et kui te teete neid plakateid ja asju, siis tegelikult mind kui korraldajat, mind absoluutselt ei huvita, et kas seal on nagu, kõik on nagu perfektselt tehtud, vaid mind huvitab see, et ma näen, et lapsed on ise seda teinud. Ja see tegelikult, see ise, kus on need kirjavead ja mis iganes taipod ja sa näinud, et seal tõmmata sõna maha ja mingit uus sõna kõrva kirjutada, need on minu jaoks poole lahedamad vaadata kui seda, kui üks kunstnik on selle nagu töö ära teinud üksi. Et jah, ma väga palju julgustan teha niipidi, aga kui ta on ikkagi mingi selline, mis iganes 5-aastased ja 6-aastased, kes loogiline võib-olla joonistada ja kirjutada ei oska nii hästi, et siis alati võib ise nagu aidata, aga see joonistamispool nagu võib olla see, mis siis aitab nende poolt teha. Et see ei ole nagu reegel, et kui te tulete... Nad võivadki selle plakati teha sellisel joonistades ja pärast kirjeldada, mida nad joonistasid. Ja, aga see ei ole ka keelatud, et kui õpetaja kirjutab need lood sinna juurde, et see ei ole otseselt keelatud, aga lihtsalt toredam vaadata seda, kui ikkagi lapsed teevad kogu töö ära, sest et kui nemad teevad kogu töö ära, siis nemad õpivad. Me oleme juba niigi targad. Ja kui meie teeme nende eest töö ära, siis nad õpivad seda, et võingi käed taskus kõrval seista ja ma ei peagi mitte midagi tegema ja tuleb ikka medal. Just. Aga ärge lastele muidugi öelge, et kõik saavad medalid, sest tihtipeale ka sellel üritusel on niimoodi, et nad küll vaikselt teavad, et nad saavad kõik medalid, aga see annab meile päris ägeda boosti, kui me ikkagi räägime, et oleme nagu teie tunnustajatena nende juures ära käinud ja nad on hea töö teinud ja juhendaja kiidab neid seal ja meie kiidame neid ja siis lõpus öeldakse ka, et te olete kindlasti medalit väärt ja siis ühtepidi see kammitseb nagu teid ja aitab teid ka kaasa, et lapsed ei lähe nagu seal liiga ulakaks, aga teistpidi on see siuke hästi hea boost ka, et kui ütlete, et näed, ma saatsin teie materjalid ära ja nüüd anti meile teada, et väga hästi läks kõik ja me saadame teile medalid ja diplomid vastu, siis on siuke uhke värk. Just, aga mina oma kogemust ütlen, et tegelikult see 8 meeskond on ikkagi päris raske hallata, et nad hakkavad üksteist segama. Et kui vähegi võimalik on, et katsuge see meeskond, see 6 on ikkagi selline lagi, et nad tõesti peavad olema ja seal isegi ei pea olema mitte väga head sõbrad, sest väga head sõbrad võivad hakata ka üksteist segama. Et pigem see meeskond hoida selline 4-5 liikmeline, kui võimalust on. Aga mõtlen, siin hakkavad tulema mänguga need rahalised piirideks ja mitu komplekti ma siis lõpuks osta saan, eks ole endale. Sest igal meeskonnal peab olema oma komplekt. Nii, kas on veel küsimusi? Kui rohkem ei ole, siis ma võin vist otse kokku tõmmata ja siis võite vabalt kirjutada, helistada mulle kui Liiale ja abi küsida ja üleüldse, kui tekib mingisugune arusaamatus küsimus, siis võite tulgelt ühendust. Minu poolt kindlasti suur aitäh Liiale, et sa järjekordselt viitsisid kaasa mõelda ja kaasa teha. No vähemalt nii palju, eks ole, kaste tirida selle aastal ei saa, et ma teen muud asja. Jah, just. Väga hästi, aitäh sulle. Ja aitäh kõigil teistele. Liia, sa võid lehvitada teistele siis, sul on kaamera. Ma võin siis lehvitada ja mõtlen, et kui on mingisugust abi vaja, andke teada, otsige üles mind. Saab aidata. Ja. Tere sulle ka ilusat päeva. Ja, olgu. Ja nägemist.